saates ei ole pikaks. Ja täna on meil täna on meil külas Wes Andersoni abieluväline poeg Mikk. Tere, mina olen Mikk. Kuidas sa ennast tänapäeval tutvustad? Et kui keegi tuleb ja küsib, et who are you, Mikk? Ma arvan, et vigurivänt. Ja tegelikult, kui keegi küsib, no eelkõige ma arvan, et ma olen ikkagi nagu hingelt maakas. Et ma olen linnas elanud, aga hingelt olen maakas. See tähendab seda, et mulle meeldivad inimesed, kes tunnevad kella ja kalendrit. Ja kes täidavad oma lubadusi ja kes teevad valetamine, varastamine pole popp, on ju. Ja on mingid omad põhimõtted, mida ma järgin ja millest ma ei tagane. Loomulikult, kui seal on toimub argumenteeritud, kõik kasvama ajas, on ju. Argumenteeritud hästi, see maailmapilt muutub, siis aga üldiselt mul on mingid põhimõtted, mida ma järgin. Ja ma nagu väga lihtsalt neis järgi ei anna, et see peab ikka väga eriline põhjus olema. Selles mõttes, et ilmselt me küll siin pool tundi rääkisime Skype'i ajaloost enne. Aga asi, mis ilmselt, ma ei tea, kas igaühel, aga ma olen päris mitu inimest näinud, et kes on teinud mingis osas nagu kas karjääri või midagi teinud, aga peamine, et kui tekib nagu vaba aeg, siis hakkad huvituma sellest, kuidas maailm siis nagu päriselt töötab, mitte need nagu välised kihid, vaid kuidas ta nagu sisemiselt. Ja siis ma avastasin, et iseenda puhul, et mingi hetk mind hakkas natuke haiglaselt huvitama, mitte otseselt nagu poliitika, vaid siis ma ei tea, riigi juhtimise ja nagu inimeste vaheline suhe. Ja siis kui me sinuga põgusalt rääkisime, siis selgus, et sina oled olnud üks neist, kes tegi siukest asja nagu Citizen OS. Mis asi see nagu lühidalt niimoodi kokkuvõttes on Citizen OS? Või mis ta pidi olema? Citizen OS pidi olema ühisloome platvorm. Ja nendel slogan siiamaani on Let's decide together. Okay. Mis tähendab seda, et see pidi olema koosloome platvorm ja peamiselt siis tekstilise sisu jaoks. Ja selle idee oli siis võimaldada alt üles teha organiseeritud ettepanekuid, sealhulgas seadusloomet. Ja ma arvan, et see on hea idee ja just alt üles seadusloomet selles mõttes, et kui me võtame klassikalise petitsioon EE stiilis asja, kus tegelikult on niimoodi, et tuleb mingi inimene, ta peab panema kuid tunde sisse, tegema mingisuguse juriidiliselt kõrbuliku dokumendi, ta viskab selle plärts sinna saidile üles, ja kui ma ütlen plärts, ma ei halvusta, selles suhtes, et respekt talle, et ta võttis selle vaeva, teda pigistas, ta uuris, ta tegi, ja ta tegi seda oma parema oskuse piires. Ja nüüd see viga nendel dokumentil ongi see, et kui sa niimoodi üksi teed, seda viskad seda sinna üles lihtsalt hääletamisele, siis täna on ju, me hääletame ikkagi seda tekstuaalset sisu, et kui seal on mingi viga, siis kui sa oled sinna kogunud, ma ei tea, 1000 allkirja ära, aga see juriidiliselt ei päde, oleks vaja 3 sõna muuta, siis kõik need 1000 allkirja maha visatud. Need on kõik maha visatud. Sa pead hakkama uuesti neid inimesi kuule pane ja siis iga selle ringiga järjest vähem inimesi viitsib uuesti teha. Ja siis mis see mõte oli siis, et inimesed teeksid siis selle teksti koos, et ei ole nii, et paljud asjad jäävad ka sellepärast tegema, et sul on hea idee, et sa tahad midagi maailmas muuta või ükskõik kui suurel skaalal muuta, kogukonnas või riigis või maailmas. Siis sa teed, sul on mõte ja siis sa tegeledki nagu kuid ja üritad teha siis seda teksti, mida sa siis avalikult julged, ma ei tea, kuhugi täidesaatva organile esitada või seadusandlikule organi. Idee oli siis selles, et sa tuled põhimõtteliselt kohale, meil oli põhimõtteliselt
siiamaani on seal fully fledged real-time collaborative editor, saate koos oma dokumentide editida. Google Docs põhimõtteliselt. Põhimõtteliselt Google Docs, aga see jah, aga Google Docsiga, see on pikk jutt tehniliselt, miks me seda ei valinud. Meil on seal Etherpad sees, mis teeb põhimõtteliselt sama asja. Ja idee oligi selles, et mul on idee, et ma ei tea, lubame tänavale ainult valged koerad, on ju. Väga kehv idee tegelikult nagu, ebavajalik idee, aga see, mis on vajalik ja ebavajalik, on iga inimese tunnetuslik. Pistad selle siin üles pealkirja ja paned enam-vähem selle sisu ka alguse minema, et kurat, siuke mõte on ja siis pistad selle lingi kuhu sotsiaalmeediasse ja siis on 2 varianti, et meie flow töötas enam-vähem niimoodi, et kas on need inimestele otse ligipääsu, et nad editivad kohe seda dokumenti või siis sul on argumentaarium. Meil ei olnud kommentaarium, meil oli argumentaarium. Kui inimesed siis kirjutavad punktid ja siis see nii-öelda editor või algataja siis tõstab selle teksti sisuks. Ehk siis, et selle teksti koosloome oleks kühine, et oleks selline sees, kus võimalikult palju silmi vaatab sellele ideele otsa ja ühelt poolt juba selle argumentaariumi on see vibe, et kas see on üldse mõttekas või see ei ole. Et kas me läheme sellega edasi või ei lähe, et võib-olla on kaval lihtsalt ära kustutada see. Vahel, see on nagu vahel sa teed mingi prototüüpi, tundub jõle hea idee, kirjutad palju koodi ja siis kustutad lihtsalt ära, sest see tegelikult oli kehv idee. Aga sa ei mõtle seda ennem läbi, kui sa oled selle. Ja siis idee oli selles, et see dokumendi koosloome faasist juba on palju inimesi kaasas. Ja palju erinevaid nagu ideid kaasas. Pooldajad ja vastased. Sest et paljud nii ei mõtle, aga päeva lõpus ju kui me tahame midagi muuta, siis me peame, nagu me siin sissejuhatuses suusoojas ka ütlesime, et tuleks elada nii, et teed ise, mis tahad, aga ei sega teistel tegemist, mis sa tahad. Ja siis, et saada nagu võimalikult vara tagasi, et see on nagu startupi pitchimine või et võimalikult vara tagasi, et kas on üldse hea idee, kas seal on turu, kas seal on mingi asi, kas seda peaks kuidagi nagu transformima mingis teiseks asjaks. Ja see on hea idee ja mis see saladus, seda fundis lugupeetud Ahti Einlain, tema tegi, teeme ära, ta tõestas, et ta suudab inimesi koondada ja siis tehti ära prügikoristus. See siiamaani töötab, inimesed tulevad kokku ja koristavad suure hunniku prügi. Nüüd Eestis on see ilmselt kokku hoidnud, aga näiteks sellised riigid nagu Filipiinid ja need saareriigid, kus see prügimajandus on ikka täiesti käest ära, India näiteks, kasutavad siiamaani, teeme ära väga suur asi. See on väga-väga suur asi. Ja respekt Ahti Einlain, et ta veab seda, et ta seda siiamaani asi on elus. See on suur asi. Ja sama mõte oli, et aga teeme siis niimoodi, et inimesed teeks koostööd siis ka sellise nagu kogukonna tasemel, kui me räägime siis seadusloomest ja ettepanekust. Miks seda eriti kuulda ei ole? Beyond me, on ju. Selles suhtes, et tegid katki? Ei, ühesõnaga, mina võtsin selle projekti vastu, ma olin tulin Skype'ist ära, siis nagu sa ütlesid, vaata, ma olen selles suhtes nagu koi ka ja mul olid reservid, on ju, et ma teadsin, et mingis vanuses juhtub see, et sul on kõigest siiber, et sul on vaja vaba aega. Eks ma varusin selleks, et mul oleks mitu aastat mõtlemisaega, mida ma teha tahan. Sest et ma ei suuda minna tööle palga pärast. Ma tahan, et mul oleks mingi kirg selle vastu. Aga juhtus niimoodi, on ju, ma olin Skype'is jõudnud mingi management rolli, mis mul oli super äge tiim, aga see kuidagi, seal oli see läheb jutt pikaks, aga seal oli arusaamade põikumine, mina versus korporatsioon. Ja tükk aega võitlesin selle korporatsiooniga, kes ma saan aru, et mina olen probleem, sest see korporatsioon ei paindu. Ja neil on süsteemid millegi pärast. Tüüp mõtles, ta võidab korporatsiooni. No, vaat, me juba rääkisin, et ma olen see kuradi retriever mõne koha peal. Ma olen samas väga ratsionaalne, aga mõne koha peal on ikka väga naiivne. Anyway, proovisin, läksin seal, muutusin, sain aru, et ma muutun organisatsiooni oma tiimi vastu inetuks. Mina olen probleem, mitte organisatsioon. Ja teiseks, mu tiimi ei ole süüdi selles, et ma põen seda. Anyway, istusin kodus ja proovisin kõike. Arduinodega mängisin, 3D joonestamist õppisin, lõpuks lõpetasin auto restaureerimisi, tegin paar autot. Tegelesin lihtsalt, et ma ei istuks niisama, et ma leian midagi. Käisin tootmisi vaatamas, igast
äge oli, palkmaja ehitasime, täiesti nagu. Ja siis tuli minu juurde Margo Loor, kes oli mu toonase eluaastase vend. No kuule, mul on siuke asi, ta oli teemeäraga seotud. Me tahame siukest asja teha. Ma esimene mõte oli, et see ei tööta. See ei tööta. Noh, et ma saan aru, et seal tekib see probleem, et ükski tehnoloogiline lahendus ei saa lahendada inimeste vahelisi probleeme. Selles suhtes, et kui inimesed ei oska suhelda, ei oska väideda, ei oska olla, kuidas see Karis ütles, et viisakalt eri arvamusel ei suuda olla, et selles suhtes, et me ei saa, see ei tööta. Ja siis ma natuke mõtlesin selle peale, seal oli paar head proposalit. Üks oli see, et ma olen ennegi läinud asju tegema, millesse ma ei usu selleks, et näha, kas see ei tööta. Lihtsalt, noh. Ja teine oli, et nad pakkusid väga paindlikku tööaega ja ma olin ainuke arendaja. Ma sain üle pika aja üksi nurgas kirjutada midagi. Mul oli literaali Telliskivis, ma ei tea, 4 sellest ruumist, väike ruum oli, seal keskel oli üks laud, valgeid seinad ja siuke suur kuvat. Ja ma nautisin, ma mäletan, üle pika aja mul oli see tunne, kui ma läksin Skype'i. Ma läksin Skype'is, ma tegin 12 tunnist päeva, sest kõik oli nii äge. Üle pika aja mul oli sama case, ma ei olnud nii kaua seda tundnud, see oli fantastiline. Ja siis ma tegin seda ja Margo Loor kutsus mind. Ma olen väga tänulik, see oli väga nagu huvitav reis ja silmjao reis. Nüüd algne küsimus oli, et miks keegi sellest kuulnud ei ole. Ma läksin kilometrisse ringile, nagu ma teen. See on väga pikad siuksed jalutuskäigud. Aga see on õige, lõika vahele, kui jalutuskäik läheb liiga pikaks. Ja kõige hullem on see, et ma vahel unustan küsimuse. Ja siis, et miks keegi kuulnud ei ole? See on huvitav, sellepärast, et me alustasime niimoodi, et me tegime platvormi ja rahvaalgatus.ee kasutas meie platvormi. Neil oli oma user interface, aga meie API. Ja siis neil oli see fully fledged kõik, see collaborative editor ja kõik asjad. Ja siis rahvaalgatus saldab koostöökogu, mis on minu arusaamise järgi siis presidendi alluses oleva organisatsioon otse, presidendi eelarvest. Et siuke nagu süsteem. Ja Eestis ei olegi kuulnud. Sellepärast, et meie väljund oli rahvaalgatus. Kõik teavad seda brändi. Ja selles suhtes, et ma ei saa nüüd kindlasti öelda, et kuulge, me kirjutasime rahvaalgatuse, et seal koostöökogu ei teinud midagi. See ei ole tõsi, sellepärast, et koostöökogu oli tellija, neil oli rakendust vaja. Alguses nad tegid meiega koostööd, meie need mõtted ja filosoofia lainis ja lõppes see sellega, et nad otsustasid, et nad võtavad oma arendaja, Andri, kes on väga hea arendaja, väga hea arendaja. Ja teevad täiesti oma rakenduse. Ja kogu asi oligi filosoofias kinni, kuidas me sellele asjale lähenema. Ja mina isiklikult ja kogu see võitlesime selle eest, et me ei anna selle järgi. Kui me tahame proovida reaalselt, kas uut moodi lähenemine töötab, siis me ei saa teha asju, mis on teises kinniga vana lähenemine. Me ei saa seda teha. Ja Citizenos erineski sellest väga. Ja ma saan aru ka rahvaalgatusest ühelt poolt inimesed ei saanud aru sellest koostegemise asjast. Nad ikkagi sa võisid neile selle collaborative editorid, see education mulje liiga väikseks, et aru saadavaks inimesi teha, miks on olemas ühisloome faas, miks on olemas hääletamise faas, miks need kõik asjad on nagu. Just selleks, et seal ma nägin nii palju ka rahvaalgatus hiljem, et tehti mingi algatus, mis oli kirjavigadega asjadega, oligi reaalselt 1000 häält oli ära, mis on see Riigikogu lävend juba, menetlemise lävend või KOV-il on vist väiksem. Ja siis see scrapiti kõik hääled, sellepärast, et tegelikult see sisu ei kandnud nagu. Ja see probleem ongi see, et ma arvan, miks see nii on see, et inimestel on idee, nad on nii enesekindlad, et neil on õigus, et see on hea idee. Nad on omas mullis, see on hea idee ja nad ei ole absoluutselt valmis tagasisideks ja nad ei taha midagi kuulda sellest, et keegi ütleb, et
kuule, mulle tundub, et see on halb idee. Mis on vale ju, sest päeva lõpus, mida varem sa saad teada, et see on kehv idee, seda vähem sa paned tulutad energiat selle asja ajamisse. Jaa, et noh, ma saan sellest mõttest nagu aru, aga noh, teist küljest sa ju tead ise ka väga hästi, et noh, see negatiivne tagasiside ei ole absoluutselt mingisugune näitaja. See võib olla näitaja, see kindlasti saad midagi õppida, aga negatiivne tagasiside, tegelikult nagu ka positiivne tagasiside ei saa iseenesest olla märk sellest, et midagi on hea või mitte. Ja sinna juurde võib olla ka see, et seda positiivset või negatiivset tagasisidet, kui palju see nagu mahuliselt tuleb, ega see ei ole ju ka suur näite, et see võib olla samamoodi, et keegi kuskil tegi oma väikses grupis või kusagil kampaania ja siis see asi lükatakse maha jõuga. Et selles mõttes noh, alati ei ole nii, et oma selle nagu visiooni kaitsmise, noh, sa annad järgi nagu, et noh, aga ma olen nõus ka sellega, et see või õigemi, mis ma tahan öelda, on see, et ta ei ole nagu mustvalge. Ei, ta ei olegi mustvalge. See ei ole. Aga kas ma ikkagi selle koostöökogu juurde, ma mäletan, et ikka päris mitmed aastaid tagasi oli siuke 12 harta või mingi siuke asi, kus riigi sellised nagu veits nähtavamad tegelased kirjutasid nagu sellise ühispöördumise. Mäletad midagi sellest? Ma ei tea sellest midagi. Sest et minu meelest see koostöökogu sündis natuke nagu mingi jääkeldri moodi asi oli. Nüüd oleks midagi hea arvuti, saaks nagu kohe vaadata. Aga see põhimõte oli selle harta juures oli minu meelest niimoodi, et see oleks hea ülekontroll, aga minu mälu ütleb niimoodi, et ühiselu või avaliku elu tegelased kirjutasid ühispöördumise, et noh, meil ei lähe asjad päris hästi. Et meil võiksid asjad olla paremini, et võim võiks rääkida rahvaga, midagi sellist. Ja siis selle väljundina loodi selline, ma mäletan väga hästi, et päris mitmed inimesed ütlesid kohe alguses selle kohta, et teeme presidendi juures sellise institutsiooni, kus inimesed saavad nagu käia, noh, nagu pidada mingid arutelusid ja see oli selline nagu klapp, on ju. Et noh, midagi me tegime nagu vastu sammu, midagi me laseme inimestel nagu rääkida, väljendab oma pahameelt ja blablabla. Aga noh, võib-olla osaliselt on sellele, et presidendi võim ta meil on siuke ilus, aga noh, ilma päris võimuta, on ju. Siis sellest kujuneski välja selline nagu klapp, kus saab oma pahameele välja elada, aga kus mitte midagi ei juhtu. Ja see on muideks minu selline, noh, kaatlane võib-olla, aga ma ei tea, nagu kriitika selle rahvaalgatuse üldise teema puhul on see, et isegi kui sa vormistad seal kõike formaalselt hästi, isegi kui seal on seal tagasiside luubid ja blablabla, siis selle mõju reaalsele elule on nagu ikkagi suhteliselt piiratud. Ei no. Et see nagu see, et me noh, doesn't change anything. Ma ei väida, et see on lihtne probleem või see ongi hästi keeruline probleem. Aga minu kõige suurem probleem on selles, et väljakutse minu peas on see, et parlamentaarne demokraatia ei tööta enam. Ei, lihtsalt ei tööta. Me võime seda siin arutada, miks ta ei tööta ja see ongi aus arutelu, mida pidada on ju. Ja mitte keegi, mitte midagi muud ei proovi ka. Kõik kurdavad, kõik istuvad, kõik vaatavad pealt ja minu peas nagu selline lihtsalt istumine, kõik saavad aru, et on mure, aga mitte keegi midagi ei tee. Ja kui me ei hakka asju tegema, siis midagi muutu. Aga kas ma trügin vahele, et nagu, kus ma selle oma, no ma teen ka neid tiire. Kus ma selle oma jutuga tahtsin jõuda, et kas selle rahvaalgatuse praeguses vormis, mis on põhimõtteliselt ülevalt alla pakutud lahendus, et kas sul ei tundu nagu, et see, mis te üritasite Citizen OS-iga nagu teha alt ülesse, asendati sellega, mis on ülevalt alla ja see samamoodi võeti olemasolev mudel ja lihtsalt lasti sealt nagu ventida veits. Aga sisulist muutust ei juhtunudki, sellepärast, et keegi ei taha seda. No
ma annan sulle tasakaalustatud ülevaate, ma tean, mis vaeva nad nägid seal, mis on rahvaalgatuse probleemid. Ühelt poolt ma olen nõus, et minu meelest rahvaalgatuse poolt väga nad võivad mulle ette kutsuda, ma ütlen, toona oli väga kehv juhtimine seal, konkreetselt selle projekti peal. Arendajad, super, kõik oli äge, juhtimine, jama. Ja see jama oligi selles, et ma ei tea, mis nende surve oli, aga nad ei mõelnud, nad ei vaevunud mõtlema sellele, et teeme midagi uut, vaid ainuke uus asi, mida tegelikult rahvaalgatus pakkus, petitsioon EE-ga oli reaalne digiallkiri dokumendi küljes. Sest petitsioon EE kasutas soft-out'i, mingi pangaga sisse logimise asju, aga see ei olnud digiallkiri. Nüüd reaalselt, kui sa saadad Riigikokku, see on reaalselt digiallkiri küljes selle dokumendi. Riigikokku saatmisel on 1000 allkirja vaja. Ehk siis, ja kõige olulisemad asjad, millega nad hambasse läksid. Nad ei viitsinud inimestele seletada, miks on kasu, ja ma saan aru, miks nad ei viitsinud. Neil oli ilmselt mingi tähtaeg, neil oli vaja midagi ette näidata, neil oli vaja jälle esimene, mingid sellised nagu natukene võib-olla public image mängud koostöökogule, isiklikud mängud midagi. Ja võib-olla lihtsalt inimlik tahe lihtsalt ruttu asju ära teha. Nad ei saanud aru üldse sellest, mida me räägime. Üks suur asi oli siis see koostööfaas, et inimesed ediks. Nad võtsid, kohe kui nad oma platvormile läksid, nad kustutasid esimesena asjale ära võimaluse ühiseditida seda. Minu teada seda ei ole enam. See ilus editor kadus ära. Võib-olla neil on mingi merchimise süsteem, ma eile oleks pidanud järgi vaatama. See oli asi, mille nad minust kohe skräppisid ära, siis üks, millega nad nõus ei olnud, oli argumentaarium. Nemad võtsid kätte tegid kommentaariumi. Me ütlesime kohe, kui te teete kommentaariumi, inimene tuleb sinna. Siin on kirjutatud see vana hea pealkiri, kommentaarid koolon, siis keskmine inimene läheb Postimees EE ja Delfi režiimi koha. Kommentaar, siia ma saan igast sitta kirjutada. Ja see on see, kuidas inimpsühholoogia töötab. Mis meil oli argumentaarium, mis tähendab seda, et sul oli pooltargument, vastuargument. Sa said valida postitamise hetkel, kui sa hakkasid submittima, sa pidid valima, kas see on poolt või vastuargument. Ja see, mis tegi, oli, inimesed tulid sinna ja kõik ütlesid, et meil on väga vähe kommentaare. Aga me ütlesime quality over quantity. Meil ei olnud kommentaari, kus keegi saatis kedagi perse. Isegi peale seda, kui me panime sinna siukse, seal oli see, et tekkis vahepeal see, et meil algus ainult poolt ja vastu argument, aga teis see, et aga ma lihtsalt tahan vaibida siin või jäägi. Ei ole poolt ega vastu, vaid lihtsalt siuke kontekst. Siis meil oli neutral ka, aga juba puhtalt see, et sul ei olnud lihtsalt submit comment, vaid sul oli argumentaarium. Oota, mis asi see on? See ei ole kommentaarium, siis siin kirjutab argumentaarium. Siis see oli vaikselt, et huvitav, et päris paljud inimesed nagu ei ole, elus ei ole kogemist, mida tähendab argument. Ja ma ütlen sulle ausalt, Margo tegi meile argumendi koolituse kogu tiimile selleks, et me teaks, mis see on. Sest ta on ise see koolitaja selles valdkonnas. Ja see oli minu silmi avamine. Väitluse argumenteerimine oli asi, mida meile õpetati. Meil oli terve päevane workshop ja see oli, ma olen väga tänulik jälle väga silmi, kuidas struktureeritult tegelikult teemasid läbi töötada. Poolt vastu ja siin pannakse suvalise positsiooni. Isegi kui see poolt oled, siis pannakse vastu, sa pead mõlemad pidi mõtlema. Ja see on ka, ühesõnaga, nad ei tahtnud seda, mis tähendab seda, et nende asi saigi kommentaariumiks. Kui sinna keegi kirjutab, siis see mingi erimine valamine. Ja nüüd need 2 pointi kaotad ära, siis vaikselt nagu hiilivad need asjad välja ja kogu see innovatsioon, mis siin oli, kadus ära. Mis tähendab seda, et hakkasid minema ja kuidas asjad hakkavad ära lagunema, on nüüd selle sisu kvaliteet. Isegi kui sa hääled kokku saad, kuna see ei olnud ühisloomes tehtud, tõenäoliselt on ka madalam. Ühisloomes ikka keegi ütleb midagi, keegi on advokaat, midagi aitab kaasa. Siis Riigikogu võtab sealt, esimese vaatab, no see sisu on paskis, nii ei ole midagi rääkida. Visatakse kõrvale. Siis enam läheb nii. Ja siis, kui sa neid piisavalt palju teed, siis Riigikogu ütlebki, et selle asjal ei ole mõtet ju, see tuleb solk. Ja see ongi ratsionaalne ju. Kui sul tuleb sealt torust solk, siis sa ütled, et ärme sellega tegele. Ja siis sul tekib veel tunne, et rahvas ongi loll. Aga sa pead aru saama, et inimesed, kes lähevad nendele platvormidele midagi tegema, ei ole keskmine inimene, vaid need on mingis äärmuses. Nad on kas kanepi poolt või tugevalt vastu. Nii, siis olgugi, ütleme, et siis teine mure, mis rahvaalgatusel oli, et üks on see äärmused, minnakse väga äärmuslike teemadega, mis ongi õige koht.
kas me legaliseerime kanepi või legaliseeri. Kanepi legaliseerimine käis sealt läbi kas 2 või 3 erineval korral ja sai allkirjad kokku. Ja mitte midagi juhtunud. Nüüd rahvas kaotab ka usalduse. Nüüd, ja teine, mis me tegime, oluline oli ja mille rahvaalgatus võttis üle, võib-olla neil oli ennem see mõttes, aga meil oli see ka, oli see, kuidas seda kutsuda? Nagu, et kui on menetlemise faas, kui Riigikogu menetleb seda või kes iganes organisatsioon menetleb, ja siis oli see vist järelkaja või mingi siuke asi, et kui hääled olid kogutud, oli ära menetletud, siis me sidusime infosüsteemid niimoodi ära, et kui Riigikogu menetles, siis tõmmati sisse, protokollid, asjad toodi sisse sinna, mis tekitas läbipaistvuse, kas midagi tehti ja mis tehti. Mis kasvatas rahvas usaldust, et nagu midagi tehakse. Ja ma vaatasin rahvaalgatust, nad on kokku kogunud üle 1 miljoni allkirja juba, mis on nagu impressive, sest et ma ei tea, et petitsioon oleks. Ehk siis me oleme mingi sammu edasi teinud, aga me nagu mindset ei ole muutnud, põhimõtteliselt ei ole. Ja ma ei taha neid alahinnata, sealt on asju läbi läinud, asju on ära tehtud, rahvas on saanud oma tahtmise. Kas ma olen sellega nõus, millega nad tahavad või ma ei ole, see ei ole oluline. Oluline on see, et kui ma lähen sinna, ma räägin kaasa, kui mul on midagi öelda, aga ma ei pea nagu lihtsalt solkima seda teemat. Ja hästi suur probleem, ma näen Riigikogul ka, oli tehti teema, dokumendi sisu oli jumala normaalne ja siis idee oli selles, et kui sa algatuse teed, siis algataja peab minema Riigikogu komisjoni seda esitlema. Ja enamus teemasid pandi kinni niimoodi, et komisjoni istungi protokolli rida oli esindaja ei tulnud kohale. Saad aru, inimesed võtavad kätte, teevad dokumendi, raiskavad inimest aega, et koguda allkirju ja siis ei lähe kohale. No, ja ma saan aru, kus see kass tuleb, ma saan aru, aga kas te näete, kui me kuskilt ei hakka nagu usaldust tekitama kummaltki poolt, siis see ei paranegi. Ja samamoodi ühisloome faasis, kui Riigikogu komisjon seda teeb, näeb seda, siis komisjon võiks ju kirjutada sinna ja parandada seda dokumenti. Ja me menetleks seda, kui see on selline. See peab olema mõlemapidine koostöö. No, aga võib-olla see on minu sisemine veendumus, et võib-olla ekslik, et otseselt keegi ei taha teha oma elu keerulisemaks. See süsteem, mis praegult eksisteerib, parlamentaarne demokraatia, et ta on nagu välja kujunenud, ta on lihtne ja paberil töötab. See on nagu vaieldav koht, et töötab ta kindlasti, kelle huvides ta töötab, on teine küsimus. Aga see muutused ei ole nagu mitte kunagi kergesti tulnud, mitte kunagi. Ja miks me nagu sõnastasin veel seda või mainisin seda, et mulle tundub, et see nii-öelda ülevalt poolt, et kuidas nagu pööbel võiks rahvas võiks nagu osaleda, et miks ta ei tööta, on see, et sa kujundadki selle tööriista selliseks, mis toetaks nagu olemasolevat süsteemi, et ta ei lõhuks seda liiga palju. Et võib-olla mina ei ole muidugi esimene ja sina ka mitte, kes inimesed, kes nagu räägivad sellest, et see praegusel kujul nagu demokraatia ei olegi nagu demokraatia otseselt enam. Et mingi hetk see tegelikult oli päris huvitav nagu teekond minu enda jaoks ja ma ei ütle üldse absoluutselt, et see on mingi kõige õigem, aga nagu meil igaühel on omad mingisugused mullid või siuke inforuum, mis kujundab meie arvamust. Ja et siis ma ei arva, et see, mis mina arvan, on nüüd kõige õigem. Aga kui vaadata seda, kuidas Eestis toimib see nagu riigi juhtimine, et meil on välja kujunenud ju täiesti eraldi selline poliitiline klass, Meil on inimesed selleni välja, et meil on nagu dünastia, et seal, vanasti oli monarhidel, nüüd on niimoodi, et isi oli komparteis, tütar on Europarlamendis või siis, mis iganes. Et kui sa nagu sünnid ja elad kogu aeg keskkonnast, kus sa tead, et see nagu, kuidas riik peaks toimima või kuidas inimesed peaksid käituma või kuidas toimub mingi otsuste vastuvõtmine. Kui sa kogu aeg oled selles samas supis, sa kaotad selle reaalsustaju ära. Reaalsustaju kui see, mis on nagu enamustel inimestest.
et noh, minu jaoks ma mingi hetk sõnastasin seda niimoodi, et meil on nagu reaalsed praktilised olukord, kus inimesed, kes võtavad vastu otsuseid, ei tunne nende otsuste mõju iseenda nahal. Nad on isoleeritud sellest, neil on oma mingisugune grupp on ju, neil on mingid müürid, neil on mingisugused palgad, ja siis inimesed, keda need otsused mõjutavad, ehk siis enamus meist, sina ja mina ka, meil ei ole mitte mingisugust võimalust osaleda nende otsuste vastuvõtmisel. Meil ei ole mitte ühtegi võimalust osaleda otsuste vastuvõtmisel. Me saame osaleda ja meil on vabad valimised, mõni ei ole nõus sellega, et nad on vabad, mis iganes, aga nagu reaalsus on see, et me saame valida nende inimeste seast, kus on ka päris suured piirangud ju seatud, et kes on need parteid, mida sa pead tegema. Korra 4 aasta tagant seal KOV või Riigikogu me saame nagu valida inimesi, kes hakkavad võtma vastu otsuseid. Aga see ei ole sama, mis on otsuste vastuvõtmine. Ja minu probleem enne kõike selle rahvaalgutusega on see, et teoreetiliselt see võiks olla koht, kus me saame mingisugused otsuseid sisse tuua. Teoreetselt, aga see ei kohusta mitte millekski ja seal ei ole mitte ühtegi nagu rahvaalgutus või mitte, me ei saa mõjutada otsuseid, meil on täiesti nagu jäik süsteem, mitte midagi nagu see ei saa väljast. Ja mis minu meelest on nagu ekstra, ma ei tea, perversne või ülbe on see, et see olukord on täiesti ära normaliseeritud. Et see nagu poliitik tuleb eetrisse ja ütlebki, et mis mõttes? Meil on nagu põhiseaduses kirjas, et teil ei ole õigust üldse midagi plõksida. Et nagu minu jaoks on see nii absurdne, ma ei saa aru nagu, kuidas me sinna jõudsime ja me nimetame seda täiesti nagu demokraatlikuks riigiks. Meil on nagu demokraatlikud valimised, aga nagu mul ei ole võimalust mõjutada seda, et kuhu suunas või mis kujul nagu riik arenema hakkab. No, ma olen sinuga nagu enamjaolt nõus, aga ma toon ühe näite, et on võimalik mõjutada küll. Ühesõnaga, tulles tagasi, meil on põhimõtteliselt valimised on ju ja mina juba teist valimist järjest, nii Riigikogu annan protesti hääl. Ja see protesti hääl on see, et mitte need samad näod. Kogu point on see, et toimuks vahtkonna vahetus. Sellepärast, et meil on elukutselised Riigikogus istujad, kes nagu sa ütlesid, ma ei taha isegi halvustavat ütle. Kui sa saad Riigikokku, siis sa tuled näiteks oma piirkonnast, ütleme, et sa said Tartust Riigikokku või sa said Jõgevalt Riigikokku kuidagi läbi mingisuguse asja. Ükskõik, kuidas see käis, mis see skeem oli, sa kolid Tallinnasse ja siis kuskil aasta-paariga sinust saab keskmine Tallinna. Ja sa irdudki ära sellest, mis toimub su kodukohas, mis su kodukoha inimesi tegelikult. Ja see on täiesti normaalne. See on täiesti normaalne, et sulle tekib see mull, sa oled selles supis sees, on ju, ja sa ei oskagi mõelda välja. See on nagu ma õppisin ise metallitööd, on ju, ma teen mingeid asju, mul on mingi oma idee, kuidas ma asju teen. Ja siis tuleb mingi vilunud vend ja üle pika aja garaaži ütleb, aga miks nii teed, nii on ju palju lihtsam. Ja seda ei oskagi mitte keegi teine kui süsteemiväline, kes ei ole minuga samas ruumis kogu, ei oska seda näha. Ja see on suur probleem. Minu meelest esimene suur probleem on see, et meil on elukutselised pingisistujad. Nad ei esinda enam rahvast, vaid nad oma parima äranägemise järgi kujutavad ette, mis toimub. Ja isegi kui nad teevad endast parima, nad kujutavad ette, mis toimub. Kõige parem näide, automaks on ju. Et automaksu, ma arvan, et see tuline koht on, me võime panna fooliumütsi pähe, on ju, ja ma panen virtuaalse fooliumütsi pähe, et automaks tegelikult oli lihtsalt üks viis, kuidas riigieelarvest tühimiku täita, on ju. Ma arvan, et see ei ole far-fetched, aga nüüd teine variant on, kuidas see juhtus, on ju. Et kuskil Tallinnas, sul on hästi lihtne relate ida, et kui sa oled Tallinnas, siis mingi mürafoon on. Ja siis sul tuleb see meelde, et mingi vend lasi suveöösel ketši, nii Suur-Ameerikas oli seda ka, on ju. Kui ma elasin, või Tondi ringil veel rohkem, on ju.
äratabki sind kell 4 hommikul üles ja uuesti und ei tule, ilgelt tüütu on. Ja siis ja teine on tüütu, et sa sõidad oma jalgrattaga ja sa pead mingi auto ninaga parkinud kuhugi selle natukene jalgratta tee peale. Noh, selgelt, vaata inimestel on komme see, et negatiivne foon ja siis sul on nii lihtne minna sinna Riigikokku pauutama, et teeme automaksu, vähendame autosid, et see on jumala hea idee, vähendame autosid. Aga ma olen nagu nõus sellega, aga te peate pakkuma alternatiivi. Võtame näiteks Ardu. Ardu on Tallinnast 60 kilti. Sealt käib väga palju inimesi autoga Tallinnast tööl, sest neil ei ole muud varianti. Sest et kui tehti suur Tartu maantee, siis kas see lähim bussipeatus, kust regulaarliinid läbi sõidavad, on 3 või 4 kilti keskusest väljas. Mis tähendab seda, et ja buss käib 2 korda päevas ja 3 korda päevas. See ei käi mängi enam välja. Et kui te tahate reaalselt rohelised olla, vähendada autosid, siis te peate pakkuma kõigepealt ühistranspordi võrgu, mis töötab. Te peate pakkuma võrgu, mis töötab, aga ei ole, meil tehakse tagurpidi. Ja siis on see, et ja siis see maks käib kuidagi, ma ei saa aru, kuidas see, ma ei ole seda jälginud, kuidas see menetlemine käis, on ju. Seal on mingi algne idee, on ju, siis seda raputatakse purgis ja siis sealt tuleb välja mingi idee, mis on ikkagi nagu pooltoores, siis ei tule seda maksu ka nii palju sisse, kui planeeriti nagu, ja mitte keegi ei võitnud lõpuks. On ju. Ja nüüd on, ja mida automaks eriti naerma selle pärast, et üks see argument oli, et hoiame vanu autosid kauem teede, et inimesed remondiks autosid, sest sa pead ju tootmise keskkonna jälje ka üle elama. Esiteks ma tahan Euroopa Liidul öelda, et teete 20 aastat hiljaks, sest täna ei tehta enam kvaliteetset autot. Ja teine on see, et automaks eriti, mis puudutab registreerimistasu. Mul on aia ääres üks vana Sjätt sõidab, saaks ülevaatuse. Üks vana Renault, mis on sõitnud 125 000, 2007 Renault, väga töökindel auto. Sõidab aia ääres, sellepärast sa ei saa seda müüa. Ma annaks inimestele sõita, aga seisab aia äärest, sest keegi ei osta. Seda auto omaväärtus on 6 sotti ja siis proportsionaalselt tundub see 2,5 sotti, 3 sotti registreerimistasu jõle kohutav nagu. Ja ongi, need autod surevad aia ääres ära. Ütleme, et need on nagu mingid konkreetsed näited, kus mingi konkreetsed seadused, kus võib väga pikalt ja nagu seadust ennast nagu iga nurgalt vaadata. Ja muidugi. Ja see on minu eest nagu see osaliselt ka see probleem, et, või mitte probleem, aga see ei ole asi, mis minu eest nagu vajab adresseerimist, et lõppkokkuvõttes see seadus või teine seadus või 3. seadus, et see ükskõik, mida sa hakkad tegema, ükskõik, kus suunas riiki tahad arendada, sa pead enne kõike panema mingisugused suuremad prioriteedid paika. Et nagu, millise ühiskonnana me koos tahaksime edasi elada. Kõige lihtsam näide, et kas me kaotame mingid Natura 2000 alad ja me raiume metsa, sellepärast, et see on ressurss, see on nagu ekspordiallikas, me saame nagu raha, meile tuleb, inimesed saavad palka, bla, bla, bla. Või siis me otsustame, et me suurendame seda alade, sest et me oleme metsarahvas, meil on vaja nagu värsket õhku, meil on vaja hapnikku, mida iganes. Et sellised, loomulikult see ei ole nagu mustvalge, aga need on sellised suured küsimused, mis ühiskonnana me tegelikult võiksime kuidagimoodi omavahel kokku leppida. Ja see trall, mis nagu Riigikogus toimub ja kogu aeg nagu reshuffling on ja isegi valimiste vahel toimub mingisugune suunamuutused, radikaalsed on. See ei ole stabiilne ühiskond. Meil ei ole võimalik nagu mitte kuidagi koos kuhugi areneda, sest et meil ei ole ühised sellised mõtted nagu paika argumenteeritud. Kui sellest argumenteerimise koha pealt minu meelest see väitlusoskus kui selline on halb. Sellepärast, et ta õpetab sind tõestama oma seisukohta, mitte seda, et te otsite konsensust ja mõistmist. Ma võin olla ülekohtuna praegu, aga nii vähe või palju, kui ma tean argumenteerimisest kui sellisest, kui oskusest, selle nagu point on ikkagi see, et ma tean, kuidas on õige ja kuidas ma suudan seda tõestada teisele poolele. Ja aga kui sa võtad selle nii palju, kui mulle sellest päevasest väitlusest jäi, siis seal on positiivne pool ka, sellepärast, et igas asjas on positiivne. Positiivne pool on see, et sind, eriti kui me räägime professionaalsest väitlust, sa poolt valida ei saa.
sa pead selle. Seda enam on ta hullem, sest et ta Ei õpetab, ei ole, minu jaoks õpetas ta seda, et ma pean, isegi kui midagi tundub, ma olen ilgelt millegi poolt, siis ma pean ise ennast oponeerima ka. Ma pean vaatama mõlemat külge. Iseenese oponeerimine on väga oluline asi. No ja, kui sa räägid koolitusest, siis ikkagi nagu see point, mida sa sealt saad, on see sinu super väitlusoskus. Super oskus veenda inimesi, milles iganes. Ja, aga nagu see on see nagu probleemne koht minu meelest, et selle asemel, et nagu tõestada sulle, miks mul on õigus, ma kuulen, mida sa räägid, ma kuulen, mida sa räägid. Ma üritan nagu aru saada ja me otsime nagu keskkohta, sest et olgu see Natura 2000 on seal metsatöösturid ja on seal nagu puukallistajad. Neil mõlemal on ju see arusaam sellest, mis on see ilus Eestimaa ja kuhu me võiksime koos nagu jõuda. Ja me ei saa nagu teha niimoodi, et me tõmbame kõik puukallistajad nagu puu kõrvale ja laseme talle kuuli pähe või vastupidi, et võtame selle kuradi metsatöösturi laseme ära. Metsatöösturi laseme teda selle kuradi harvesteriga ära. Et kõik saavad ju aru, et paberit on niikuinii vaja, et kusagilt peab see tulema. Et mis on nagu puudu, on mitte väitlemise oskus või argumenteerimise oskus, röökida me oskame kõik, vaid see, et teist poolt nagu kuulata ja kuidagi nagu. Ei, 100%, see on kõige olulisem, et kuulata teist poolt ja mõista. Aga ma tuleks argumenteerides, ma kaitseks natuke seda argumenteerimise asja. Ma soovitan igal ühel seda koolitust, sellepärast, et reklaamipaus, ja sellepärast, et ta õpetab sulle ka ära tundma seda, kui inimesed manipuleerivad. Seal on õpetatakse aru saama demagoogia, kuidas see töötab, mis mõnes mõttes nagu kehv ka sulle. Põhimõtteliselt õpetatakse relvastuma, et kui sa oled halb inimene, sa kasutad neid samu võtteid. Samas kui, ja jama ongi selles, et praegu. Ärge minge, kui te olete halb inimene. Jah, et samas kui sa nagu. Ja täna ongi see, et võidab see, kes väga veenvalt esineb. Või on väga valjusti nagu röök. Väga kõvasti karjub. Aga ma olen nõus. Teineteise mõistmine selles mõttes, et ma ei taha ka sinna, et ühiskond läheb, et hakatakse siis rumalust tolereerima. Ja ma mõistan, et sul teeb hingele haiget mingi üks puu on. Et vaatame need siis nagu. Ja miks mulle meeldib, on see poolt ja vastu argumendid on, et toome välja, mis on positiivne külg, toome mis negatiivne ja siis hakkame vaatama, kuhu me oleme nõus kokku tulema. Ilmselt niimoodi need seadused ka alati lähevad veidraks mõne inimese jaoks, et see vaata kompromiss mulle, ma mäletan, kes ütles, et kompromiss on seis, kus kõik kaotavad. Sest kõik joonavad järgi, keegi ei võitnud, mis on selles suhtes fair play, sest me ei saagi kõik võita ja kui me ühiskonnana tahame koos toimida, siis me peamegi mingeid nagu kokkuleppe tegema. Iga päev me teeme mingeid kompromissi kellegi kuidagi nagu, et kogu aeg treidime mingeid asju. Ma aitan siin sellest, aitan mind sellest. Poliitiku erkaad. Ma nagu, nojah. Ei, aga. Mingid kohad, see ei ole nagu kaotus, kui kõik rahule jäävad. Jah, nõus. See on. Selles mõttes, kuidas see nagu, Vahel see võitmine ei anna midagi selles mõttes, et sa kaotad mingist teisest nurgast, et pärast inimesed ei suhtle oma vahel või see ei anna mitte midagi. Aga ma olen nõus, see kuulamine ja see oli üks viga selles ilmselt, millega rahvalgudes ka tegeleb, ongi see, et see nendes kommentaariumites paistab välja, et inimesed tegelikult nagu võib-olla süvene, rünnatakse isikut, mitte probleemi. See on kõige suurem probleem, väga suur probleem on ka täna, kui ma vaatan avalikke esinemisi Riigikogu või vallavolikogu istung, rünnatakse isikut, mitte probleemi või seda lauset, see on nii kummaline. Ma tegelikult mõtlengi sellele, et see praegune nagu süsteem, rääkimata sellest, et kuna kogu aeg käib mingisugune vaidlemine ja nagu võimuvõitlus, meil ei ole sellist, meil ei ole võimalik ühist eesmärke kokku leppida. Okei, meil põhiseadus on kirjas, et häälitame keelt ja kultuuri, aga is that it nagu, et mis see konkreetselt, mitte see, vaid mingi ühine arusaam sellest, et kuidas me ühiskonna toimim peaks olema ja seda arutelu, et kus meil läheb piir näiteks, kui palju me oleme kaastundlikud, et kas me toetame, ma ei tea, kodutuid, laseme neil surra, paneme kõik kodutute nagu majad kinni, küll nad nagu kevadeks on vaiksem.
või siis me ikkagi mõtleme sellele, kuidas me suudame integreerida neid inimesi ellu ja noh, nagu saad aru, et see oli võib-olla halb näide, et see ei ole võib-olla meie kõige põlevam probleem nagu, aga noh, prioriteetide küsimus. Me võime alati immigratsiooni selleks võtta, see alati põletab. Et tuleks või läheks? Jah. Sa mõtled probleemiks? No importi mõtlen praegu, eksporti. Eksport on, ma arvan, isegi ka väga suur probleem. Aga ma olen nõus nagu... ja siis, kuhu ma selle nagu jutuga, noh, vaatame, kaared meil toimuvad kogu aeg. Et see üks probleem on see suurema eesmärgi puudumine ja põhimõtteline probleem sellega, et sa ära defineerida, kuhu edasi minna. Ja teine probleem on see, et mis ma Kütiga nagu korra katsusin selles podcastis ja mis on minu meelest täiesti samuti nagu mingis mõttes ületamatu probleem, kui erakonnad kuulevad, saavad mingisuguse seaduse endale menetlusse või vastu võtma või mida iganes, see on see protseduuri nimi. Seda vaadatakse mitte nagu seadus kui selline, mis on selle sisu, vaid seda vaadatakse kontekstis. Ja see kontekst on see, et selle kanepi legaliseerimise seaduse pakkus välja, ma ei tea, rohelised näiteks. Ja see tähendab seda, et vaadatakse, et kes veel võiks seda toetada ja kuidas sa saad seda seaduse nagu sisu või seda nagu message'it, mis seal sees on, pöörata niimoodi, et iseenda erakonna populaarsust tõsta, saada nagu hääli juurde. Ehk siis minu meelest nagu radikaalsem probleem kogu selle asja juures on see, et tegelikult küsimus ei ole mitte seaduses endas, vaid selles, kuidas selle seaduse menetlemine, kuidas selle seaduse ümber tekitatud mulje, meedia, müra parandab või halvustab, parandab sinu nagu erakonna võimalusi valimistel või teiste erakondade alla surumist. Saad aru? Võimuvõitluse värk. Jaa, küsimus ei ole mitte seaduses, küsimus on selles, kuidas selle konkreetse seaduse menetlemise protsessi saab ära kasutada oma võimuvõitluses. Et see kogu motivatsioon on hoopis mujal. Ja see on nagu probleem, mida ma esimest korda tundsin väga nagu omal nahal oli selles samas Microsoftis, kus sa saad aru, et otsuseid ei võeta vastu lähtudes sellest, mis on nagu terve mõistus, mis on pragmaatiliselt õige, vaid see on lähtudes sellest, kuidas selle otsuse nagu, ma ei tea, menetlemine või selle projekti nagu elluviimine sellise abiga, kuidas see mõjutab sind kui osakonna juhti, sinu karjääri võimalusi, kuidas see mõjutab teise osakonna juhti ja tema karjääri võimalust. Ehk siis see loogika läheb hoopis mujale. Ja see on üks minu, ütleme, suurema osa minu elust, on ju. Inimesed, Skype'is näiteks, see oli täiesti probleem. Inimene, kes ei saanud aru sellest nagu põhjusest, miks see lahendus, mis ma pakun, on õige, miks ta pakub mingit muud lahendust, on see, et ta on idioot. Ta on lihtsalt kretiin, tal nagu IQ on nagu põrandal, ta on lihtsalt nagu fucking kretiin, nagu ta ei saa aru sellest, mis ma talle räägin. Aga kui ma nüüd, ma loodan, et see on nagu areng, mitte taandareng, mulle tundub, et probleem on hoopis seal, et igaühel on oma mingisugune motivatsioon. Igaühel on oma see mull, kus ta eksisteerib. Ja selles mullis see, mida ta teeb, on väga loogiline. See on nagu väga mõistlik ja see on väga hea. Et nagu meil tekib lihtsalt minu meelest see probleem, et see loogika või see mulje, kus eksisteerib meie, ja see ei ole nagu üks erakond, see on kogu see süsteem kui selline. Nende eksisteerimine põhineb teistsugusel loogikal. See ei ole küsimus sellest, kuidas teha niimoodi, et rahval läheb nagu paremini, mis võiks olla nagu ideaalis küll, jah. Ideaalis, vaid see on see, et kuidas me tegeleme selle riigi juhtimisega sellisel viisil, et meie erakonnal võimalikult palju nagu hääli tekib, et me saame nagu võimalikult palju ministrikohti ja et me viime ellu selle nagu visiooni, mida me arvame, et on kõige õigem. Ja kõige naeruväärsem selle juures on, et me viime
ellu selle visiooni, mis me arvame kõige õigem ja tavaliselt ka seda nad ei saa. Sellepärast, et ma olen suga 100% nõus, see süsteem katki ja ma arvan, et selle süsteemis kuidagi kuskilt peab hakkama tegema ja kuskilt peab hakkama proovima. Me seisame paigal, kõik vaatavad kõrvalt, näevad, kuidas käib kemplemine ja kõik saunas kõik räägivad, kui tobe see on. Aga samas nagu keegi ei proovi ka midagi uut. Ja siis minu üks ettepanek on saata laiali erakonnad. Siukest asja nagu erakond ei ole olemas, erakondlikku rahastust ei ole olemas. Kui te tahate koguneda mingisse grupis, kogunete küsimuse ümber. Need, kes tahavad, näiteks tuleb automaks, siis tekivad 2 leeri, poolt ja vastased. Teevad oma mingeid neid workshop'e asju ja siis tuleb uus teema, kogunevad selle ümber. Seal tahes-tahtmata tekib grupi dünaamika, kus me oleme kõik seda näinud, kus tekivad, nagu sa ütlesid, hea veenmise oskusega head esinejad. Seal tekib ilmselt mingi dünaamika. Adolf! Seal tekib mingi dünaamika, meile sellest ei saa, seal on mingisugune see grupp, aga prooviks vähemalt, sest praegu see, kuidas erakonnad ja just see, nagu tuletasid meelde see valimised. Meil on Eestis veel eriti totter, meil on 2 aasta tagant on valimistsükkel, et meil on 4 tagant Riigikogu, 4 tagant KOV, aga nad on 2-aastases offsetis, mis tähendab seda, et Jaan, proovime seda intervjuud niimoodi teha, et ma raputan kogu aeg see tooli ja siis sa proovid mõistlikult rääkida ja mõistlikult teha. Ja teine on, kui sul tooli kogu aeg raputatakse ja kui sul valimised on nii tihti ja sa kogu aeg üritad ennast õigustada, siis sa ei saagi teha pika perspektiiviga otsuseid, sest sul ei ole mitte midagi ette näidata. Nii, aga ütleme, erakond laiali, teine, mis ma prooviks ja meil on vaja selget meetrit, mõõdame siis kuidagi. Raske on mõõta, aga üks oluline asi, mis IT-st on tulnud ka on ja mida päris paljud kuidagi, mul tunnen, et seal seadusloomes ka magatakse maha on, et kuidas me edu mõõdame, kas see oli kasulik või halb otsus. Me peaks tulema ettepanekuga, mille sees on juba meetrika, kuidas me tulemust mõõdame. Seda ei ole. Nii, saadame erakond laiali, kõik on üksikkandidaadid. Nii, ja teine on maksimum järjestikuste istumiste arv. Sa ei saa olla rohkem kui 4 aastat Riigikogus, tsükkeli uued inimesed. Ma saan aru, seal tekib see argument, et aga kes siis hoiab järjepõdavust, kes siis seal on see koolituskulu, et elad sisse. Kuule, täiskasvanud inimene, kaua sa õpid seda Riigikogu süsteemi, et vajutad siin nuppu ja kui punane tuli põleb või roheline, et siis saad rääkida ja kui on komisjon, siis saad kuuluda komisjoni ja käid komisjoni istingul, kaua sa õpid nagu. Näga, et tegelikult nagu keskmine inimene koosolekul käimine ei ole nii raske. Et siis sa ei mugandu ära ja mandu ära. Ma arvan, seaduses neid vigu nüüd, eriti see kasiinomaksu asi, et seaduses vead tekivadki, et inimesed ei ole enam invested, nad tegelikult kirega ei tee seda asja, nad istuvad seal oma päeva lihtsalt ära, et olla kohal ja olla pildis. Asi ei olegi tegelikult süveneda. Saadame laiali erakonnad, teeme maksimum järjestikus istumise aja ja proovime ja lähme uuele ringile. Kui see ei töötanud, teeme midagi muud. Aga see, kuidas see praegu lihtsalt see kino käib, on minu arust, ja kui inimesed ütlevad, aga kes seda pikka, nagu, kes seda suurt pilti jätab? Kõik kukub kokku, ei kuku midagi. Sellepärast, et me ei pea ühtegi uut seadust välja andma. Me võime seaduse andliku lõpetada ära, sest meil on ministeeriumid, kes hoiavad seda üleval, et üldse midagi toimuks. Et asjad töötaks, oleks järjepidevus. Ei noh, aga seda hirmu, et kui me päeva pealt kaotame Riigikogu ära, siis tegelikult ei juhtu mitte midagi. Absoluutselt mitte midagi ei juhtu. Aga no sellega on see kõige suurem häda, et see räägid jällegi millestki, mis võib juhtuda ainult ülevalt alla ja see ei ole võimalik. Kui see nagu vähegi tahad mingisugust võimalust midagigi ära teha, siis see ei saa nagu panustada sellele, et need 101 inimest võtavad nagu püstol ja lasvad endale pähe. Et nad ise otsustavad, et lasvad kuuli pähe. Et ma ei teinud head tööd või? Ei, ma lähen ära siis. Üks on see, et ma ei teinud head tööd ja teine on see, et ikka raske on ka, et sa saad nagu palju palka ja siis kuluhüvitsid saada enda autopaagi täis ja naise autopaagi täis ka panna. Ja kui sa oled lahkumas, siis eriti veel nagu sõprade autopaagid ka täis. Ja kõik, et aga selles mõttes, et kui
noh, kui vähegi realistlikult vaadata seda asja, siis noh, see ülevalt alla, kuule, Lenin juba ütles seda. Revolutsioon toimub alt üles. Peab olema mingisugune nagu valmidus. Mul on... Ja minu see argument kogu selle asja juures on, et mitte ühtegi otsust, kus seda nagu süsteemi muuta radikaalselt, see ei saa tulla, see ei tule nende inimeste poolt, kes on selles süsteemis sees. See mitte fucking ever, mitte see nagu, see kohe sel hetkel, kui sa ütlesid, et laseme erakonnad laiali, et come on. Ei, no, It's not happening. Jaa, aga... Ja ainuke viis, kuidas seda teha on nii, nagu seda on alati tehtud, on see, et sa pead nagu sellest süsteemi, minu arvamus on ju, ma argumenteerin praegu, hindama väitlemisoskust. Ma isegi ei oska, aga ma panen sulle hinda ära muretse. On see, et sa pead minema sinna süsteemi sisse ja kasutama neid süsteemi nagu nõrkusi või tugevusi ära selleks, et saavutada oma olukord. Ja ajalooliselt meil on suurepäraselt näited. Meil on nagu Skype, on ju, mis oli sisuliselt ikkagi telekom, ilma telekomi litsentsist. Meil on Wise, mis on sisuliselt ikkagi pangateenus, ilma pangalitsentsita. Meil on, ma ei tea, Bolt on võib-olla ka, on ju, mis tegi taksot, ilma taksodeta. Nüüd on muutunud midagi, kui neil on rohkem investoreid või raha. Aga neid näiteid, või Airbnb, on ju, mis on nagu hotelliteenus ilma hotellid, et sa kasutad ära olemasoleva süsteemi selleks, et luua mingisugune uus väärtus. Ja selles mõttes ma tean, et selle Citizen OS-i kusagil seal lähedal oli elurikkuse erakond, kes üritas natuke seda nagu asja teha. Ma vaatan nende nagu veebi ja seda juttu, mis nad kasutasid meie platvormi kogu erakonna siseasjade ajamiseks. Ja, mis selle nagu miinus on see, et nad tulid jällegi välja oma ideoloogiaga, mida nad üritasid maha müüa. Ja minu meelest see radikaalne erinevus, mida võiks nagu mõelda, kaaluda ja argumenteeritult proovida, on see, et selle nagu taasloodava erakonna nagu mõte ongi, mida sa hirnud. Ma lihtsalt tahtsin vahele öelda, et sa ei pea mulle ütlema ilusaid asju, see meeldib mulle niisama ka. Või asju, mida ma kuulda tahan. Ja on see, et sa pead tegema mingisuguse, mitte mingisuguse, vaid nagu erakonna, mille põhiline point ongi see, et sa hakkad andma edasi nagu see, mida rahvas või inimesed nagu tegelikult tunnevad, tahavad ja loodavad riigilt ja oma nagu kaasmaalastel. Et see, et minu meelest selle elurikkuse nagu probleem oligi see, et neil oli oma mingisugune väga selge nägemus ja vastupidiselt sellele, kusjuures ma ei ütle, et see nagu oli halb nägemus või hea, on ju, jätaks selle kõrvale, aga minu meelest, millest on puudus, on see, et inimesed ise saavad otsustada oma saatuse üle. Inimesed saavad ise teha otsuseid selles osas, mis puudutab nende tulevikku. Ja see tähendab muuhulgas fucking ka seda, et kui võetakse uued maksud vastu, mille raha läheb sinna või sinna, siis inimestel on võimalus väljendada oma seisukohta sel teemal ja mõjutada seda otsust. Põhimõtteliselt kaasav eelarve. Kuidas iganes me nimetame seda, ma mäletan, et see ülilahe veeb oli, ma ei mäleta, mis ta nagu mingi eelarvestamise mingi asi on, kus sa said sisuliselt, see on ju lihtne asi, et sa reastad nagu prioriteedid. Sa ütled, et minu Eesti kodaniku arvamus on see, et haridus on esimesel kohal, meditsiin, arstiabi on teisel kohal. Ja sa hakkad nagu, kas või nagu lihtsad asjad, et sa prioritiseerid ära, mis on need nagu kõige olulisemad asjad. Ja siis sa hakkad sealt nagu edasi minema.
sa kaasad sinna mingisugused, võtad igast valdkonnast mingisuguse eksperdi, paned nad ühte ruumi, luku kinni ja lased neil kuradi 24 tundi või nii kaua, kui on vaja, kaevata, seedida ja töötada selle nimel, et nad tulevad sealt välja ühtse arvamusega, kuidas me saame selle otsuse nagu eelarvestamise osas nagu lahendada. Ja me paneme selle hääletamisele ja me saame seda nagu vastu võtta või siis otsustada, et see ikkagi ei ole. Ja minu meelest on täiesti absurdne see, et nagu me saame, ma saan nagu pangamakset teha kuskil India nagu külakeses olles, nagu üks kõik mis hetkel. Ma saan nagu nii palju, ma saan kõike teha nagu sellest mobiilteel, aga ma ei saa osaleda oma riigi elu või ja iseenda nagu elu puudutavates otsustes. Mulle ei anta seda võimalust. Saab ju, sul on e-valimised ju. sa saad teha seda. Ma saan aru, sa saad teha osalemise teatrit, aga osaleda seal tõesti. Ja siis minu meelest suurepärane mõte on, sul on nagu erakond, mis annab võimaluse sinul anda oma häält kas otsuse või siis mingisuguse kandidaadi poolt. Või siis mina näiteks otsustan, et Mikk on nii lahe tüüp. Ja siis ma tahan hääletada nii nagu Mikk hääletab. Ja siis ma delegeerin selle hääle nagu sulle. Ja mingis mõttes see on laisk. Ja et ma ei osale igapäevaselt selles elus. Ma ei osale nagu platvormil mingisuguses väitluses või mis iganes, nagu, sest mul ei ole aega, mul on elu ja miks meil 50% ainult inimestest käib valimas, osaliselt on ka see, et mul ei ole aega, nagu kes meist on lugenud mingi partei, mingi valimisprogrammi, please. Seda ei olegi mõtet lugeda. See on nagu bullshit. Seda ei olegi mõtet lugeda, sellepärast laias laadus suur pilti, sest et need on niikuinii raagus sõnad suul, sellepärast, et kui võimuvõitlused on niikuinii toolid kaotavad, seal ei ole midagi. Nad ei saa, isegi kui nende tahe on hea, nad ei saa seda garanteerida. Delegeerimine, superäge idee, Citizen'ost lahendas seda. Oli siuke mõte, et sa saad anonüümselt delegeerida ükskõik kellele oma hääle. Sa saad öelda, et samamoodi ma saingi, et öelda, et selles küsimuses, sa said võtta konkreetne, näiteks küsimus oli ees, seal näiteks oli see kanepi teema, on ju. Sulle lähedane. Mina ei ole nagu teemas, aga ma tean, mu sõbrad väga naudivad, et ma delegeerin ja see, kellele delegeeriti, ei saanud kunagi teada, et talle delegeeriti. Tal ei olnud seda back pressure'it. Ja alati sai niimoodi teha, et kui hääletamise päev oli ja kuupäev hakkas kukkuma, siis kui sa ikkagi olid oma hääle delegeerinud, aga sa hääletasid ikkagi ise, siis sinu hääl luges, mitte delegatsioon. Ja sellest next advanced step edasi oleks, et ma tekitan, on mingi süsteem, on ju, seal on erinevad teemad, on ju, ja kategoriseeritakse ära, on ju, ütleme, tervishoid või loodus. Ja siis ütledki, et ma teen IT-st, IT-s ma hääletan ise, aga ma tean, et minu eest võib tervishoiust kaasa rääkida mu täditütar, minu nimel rääkigu tervishoiust kaasa või sellest loodusest rääkigu kaasa, on ju, Hendrik Relve, on ju, paneme Relve sinna. Ma otsin ta üles, panen ta sinna, sest ma tean, et ta reaalselt ise põllul töötab, ta saab aru, kuidas siis töötavad. Delegeerimine on väga hea idee. Miks süsteem seda ei luban? Me vaidlesime seda erinevate osapooltega. Mina seal laua taga käin, aga mulle öeldi, et seadusandlus seda ei tööta, et sa ei saa niimoodi teha. Keegi ei usalda sind selles. Ja ma pean tunnistama, et kõige ägedam SQL-i päring, mis ma kirjutasin, Postgressi päring. Mingi vaadake Citizen'osi Codebase'ist, on kuidas ma loen kokku hääli, kui on delegeerimised, siis arvestades, et seal on need, välistatakse need lõputud tsüklid ja asjad. Anname Asko ajale lugeda ja lasta näha. Ei, Asko, kusjuures see oleks lahe, kui Asko loeks seda, ma tahaks tagasi saada, sest et seal on üks häkk, mille üle ma olen väga uhke ja ma tahaks teada, kas Asko ütleb, et you're an idiot, seda sai lihtsamini teha või sa oled brilliant. Võib-olla mõlemad, see brilliant idiot. Delegeerimine asi oli, mida me lahendasime Citizen'ossis, see on olemas seal, aga seda saab kasutada ainult ilma hard out'ita hääletamistel. Sest et me ei saa digialkkirju kuidagi nagu inimestelt võtta. Riigikogu mõttes see peale. Ja üks asi veel, hääletussüsteemid, see oligi suur teema. Sa ütlesid, et valime teemad, millega riigis tegeleme. Inimesed valivad, mis on meie jaoks olulised.
ja nagu sa ütlesid, et seal Citizenossi suur osa oli ka erinevad hääletussüsteemid, et sul on üks variant on, et sa hääletad poolt või vastu, siis sul on 4 valikut, millest saad ühe võtta, on 4 valikut, millest sa saad 2 võtta ja veel vahe on näiteks, sul on 4 valikut, aga sa pead järjestama nad prioriteetide järjekorras. Väga erinevad hääletussüsteemid, me tegelisime sellega ka ja minu peas selleks asjaks töötab kõige paremini see ränkimine, et sa pead valima kõik, aga sa pead ränkima neid. Kõigega tegelisime. Selles mõttes, et see on juba nagu ka selline argumenteerimus. see on see koht, mis, need on detailid tegelikult. Aga see nagu põhimõtteline erinevus veel sellega, mis sa nagu räägid, et Riigikogu vaatevinklist raad on ju, kui sa teed erakonna, mille erakonna enda põhimõtteline nagu toimivus ja mille esindajad Riigikogus hääletavad vastavalt sellele, kuidas selles erakonnas otsustad. Mitte ükski nagu seadus ei saa öelda, ma loodan. See elurikkuse Lauri ütles mulle, et nad on uurinud seda advokaatidega, et see, kuidas need erakonna siseselt otsustavad asju ja kuidas nad nagu hääletavad. See otsus, see ei ole reguleeritud sellega, kuidas nagu Riigikokku peavad nagu hääled jõud. Ehk siis me ei räägi sellest erinevalt rahvaalgatusest, erinevalt petitsioonist ja mis iganes. Me ei räägi sellest, et need kogutud allkirjad ja nagu mingid otsused on Riigikogule nagu kuidagi moodi, vaatamiseks või mitte vaatamiseks, see osa on midagi muud. Me räägime sellest ikkagi, et me kasutame näiteks seda sama Citizen.OS platvormi, kus on väga palju ägedaid asju juba. Tegelikult see ei ole platvormi marketing. Mina praegu olen siin, et rääksida rohkem ideoloogiast. Millesse ma usun. Ja siis, kui sa nagu paned erakonna toimima sellel põhimõttel, et me ise nagu võtame need otsused vastu, siis minu selline lampi nagu pakun sellise mõttekäigu, et oletame, et meil 50% inimesi hääletamise ei käi, natuke vähem. Osa neist ei käi sellepärast, et ei ole kedagi valida. Ma nagu hea meelega ka ei valiks, aga ma teen samamoodi nagu sina vaatan partei, millel on kõige vähem nagu hääli ja nagu fuck it, on ju. Ma valin viimasel ajal isikut, mitte parteid, aga protesti hääl ikkagi kellegi vastu, mitte millegi poole. See on hästi oluline vahe. Siis nende 50% sees, kes hääletavad, nagu me saime aru, vähemalt 2 inimest on, nagu, on juba need, kes ei ole nagu rahul sellega, mis tehakse. Ehk siis, kui me nagu teoreetiliselt kujutame nendele ette, et järgmistel valimistel on sul erakond mingi, ma ei tea, vaikiv enamus või mis iganes me seda kutsume, läheb nagu valimistele väga selge sõnumiga, et meie nagu ideoloogia on see, et teie otsustate. Meil on olemas mingisugused ekspertgrupid, kes aitavad lahti mõtestada mingid küsimused. Fucking come on, nagu me teeme praegult mingid videod, 2 nagu, aga sa saad panna mingisugused 2 eksperti nagu rääkima oma vahel, sa lased neil mingisuguse teema läbi nämmutama, sa kasutad 3, 4, 5, see on eraldi veel teema. Mina isiklikult olen ikkagi arvamusel, et need AI põhised chati või teksti analüsaatorid on nagu päris head asjad. Sa pead, loomulikult seal on väga palju agasid, aga ikkagi. Sa lased selle summary sealt välja, sa vaatad, et mõlemad on nagu sellega nõus, see ei pea nagu vaatama seda 3 tunnist nagu väitlust, vaid sa vaatad läbi selle või loed läbi selle summary, selle põhjal sa saad teha informeeritud otsuse, et selles küsimuses, ma ei tea, seal mingi puu kasvatamine, ma olen nagu seda meelt, mitte seda meelt, sellepärast, et mul on olemas nagu materjal, mille põhjal ma seda otsust teen. Või siis ma usaldan nii palju, kes iganes selle nime ütlesid, et tema teab puukasvatust päris palju, mina usaldan teda. Ja tema hääl loeb minu jaoks, et tema nagu teeb. Ehk siis erakonna nagu toimimine on vaikselt nagu liigub sinnapoole, et kui sa saad oma 5% häältest, mis ei ole nagu üldsegi võimatu missioon, sa lähed nagu Riigikokku ja siis sa hakkad seal, ma ei tea, mingi loterii põhjal nagu valima inimesi, kes hakkavad seal käima korra.
ja hääletama, sest et ma olen sinuga nõus, et Riigikogu nagu missioon üldkokkuvõttes, noh, nad võtavad seadust vastu, yes, no, mis sa tahad mulle öelda, et sellest 101 inimesest nagu on, kas see on nagu asi, mis on Eesti riigi kõige targemad see ei ole ju. Ei, no, nagu by all means. Ja reaalsus on see, et me ei saa kõik olla eksperdid kõiges, sealhulgas Riigikogu tegelased ei saa olla. Aga selle erakonna nagu point ongi see, et sul ei ole tingimata nagu mingisuguseid isiksused seal, vaid sinu erakonna nagu väljund on see, et sa hääletad seal vastavalt sellele, kuidas inimesed erakonna taga ja erakonna liikmed on nagu selle ära otsustanud. Yeah. Ja siis sul on täiesti irrelevantne nagu, et kes on see hääletaja, vaid sul on oluline see, et ja nüüd kujutame endale ette ideaalses maailmas, inimesed on, what the fuck? Kas see on nagu erakond, kus reaalselt mina saan mõjutada otsustamist, mitte valida inimest. Ja see on minu meelest kõige kuradi suurem erinevus ever, mida mitte kusagil ei ole minu meelest mitte üheski riigis. Ma olen sinuga 100% nõus ja ma arvan, et see on hea idee. Meil oli see idee laual Citizenossi ajal ja see oli, me tahtsime seda osaliselt kasutada nagu selle halb sõna publicity stantega. Noh, et saada pilti, et levitada seda sõnumit, mida me teeme. No, see argumenteerimine ja koosloome ja kõik see, et kanda seda. Ja meil oli reaalselt sisearutelu, et otsime üksikkandidaadi. Lihtsalt otsime hea inimese, kes on hea suhtleja, kellele me teeme, kes teeb ise, aitab ja ise teeb sotsmeedias, tõmbab tule peale, ütleb. Ja kogu lubadus ongi see. Ma lähen sinna, me teeme kas Citizenossis või ükskõik millise platvormi. Ma võtan Riigikogus selle asja, mida me arutame. Ma tõstan selle sinna platvormi. Arutame koos, teeme oma researchi ja siis ma lähen hääletan nii, nagu te siin hääletate. Ma lähen selle häälega siin tagasi, vajutan nuppu. Ja siis selle eksperimendi esimene, miks selle tegi lihtsamaks on, ma täna usun, et eriti selle Gen Z asjaga lihtne on saada üksikkandidaadi ukse vahele, lihtsam kui erakonda. Ma arvan, et seda on lihtsam teha. Ja ma ei näe, kuidas seadust seda saab piirata. Ja siis see inimene reaalselt ju, me saame protokollis näha, et ta hääletas niimoodi. Kui ta tõstab, ta ongi lisuliselt proksi Riigikogu ja selle süsteemi vahel. See oli teemaks, me arutasime seda, minu mõelest väga hea idee. Aga mina olin arendaja ja kuskil siis kuluaarides keegi midagi liigutas, on ju, võib-olla tehti liiga palju asju korraga, võib-olla kuskil leiti, et see on ikkagi sitt idee, võib-olla kuskil keegi tuli käsi väänama. See kukus täiesti flat, järsku oli see teema täiesti maas. Ja kui valimisvindow ära kaob, sest sul on vaja, head start peab vähemalt aasta olema, et inimene jõuaks ennast. Ja mul ei tulnud ühtegi head inimest on pähe ka, kedagi ma usaldaks, kes reaalselt teekski seda asja, oleks nõud. See on tegelikult päeva lõpus väga nagu mundane töö, aga see oleks huvitav väljund. Riigikogu arvab, aga rahvas arvab. Ja kui nüüd tuleb välja ja me peame kuskilt alustama seda eksperimenti, sama nagu sinu erakond, see sama idee. Kui nüüd tuleb välja... Minu, ei ole minu. Või no mis iganes see erakond, kes seda teeb. Kui tuleb välja, et seal on väga suur discrepancy, mida Riigikogu arvab, mida rahvas arvab, siis see näitab selgelt ära, et meil on probleem. Kuule, me alustasime sellest, et me juba teame, et meil on väga suur probleem. Meil on siis tõestatud probleem ja ma oleks tahtnud näha huvi pärast, kui suur see discrepancy on. Come on, nagu sa vaata seda noh, selles mõttes, et need Noorstati ja mis iganes nagu küsitlused, nad annavad sulle postuumselt teada, kas see, mida nagu ellu viiakse, on või ei ole. Kui sul on nagu fucking riiki juhib koalitsioon, mille kogu nagu toetus on 15% neist, kes viitsis vastata. Ja neist, kes viitsis vastata, on ilmselt 50% heal juhul, sest et noh, come on. No, samas võib-olla need, kes on vastavad nagu... need, kellel on polariseeriv arvamus, need, keda jätab leigeks tegelikult. No jah, aga noh, selles mõttes, et ega seal nagu üldiselt nii suurt seda toetust mitte kellegile. Mis on üldiselt ka nagu noh, aga selle üksikkandidaadi puhul see üks nimi, mis ma sulle mainisin, Eestis kindlasti on see nagu ülisitt näide, sellepärast, et selle tüübi, ta ei ole mitte Kreekast, vaid on Küproselt. Mingi kuradi influencer 24 vist aastat vana tegi kampaania. Ta sai 20% häältest ja ta seilas sellega otse Europarlamenti.
et neid inimesi, kes ei usalda neid praeguseid olemasolevaid poliitikuid, et kes tahavad nagu midagi hoopis teistmoodi, need on tahu ja see tüüp on nagu selles mõttes veel kord, tema nagu vaated ja tema nagu arvamused on nagu eraldi teema. Aga see, et nii suure toetusega inimene läks ja pääses ja esimese nagu korraga ja tema põhimõtteliselt tema kõige olulisem sõnum oli see, et davai, me teeme kuradi mingi mobiiliäpi ja teie hääletate. Teie ütlete, kuidas mina Europarlamendis nuppu vajutan. Et ma olen lihtsalt sõnumineerija. Ma teen mingit contenti, ma avaldan oma arvamust, ta saab vastu päid nagu päris korralikult seal nagu päris neist, kes kritiseerivad teda ja ta kutsub nagu suhtlema iseendaga nagu, ta teebki sellist podcasti stiilis nagu vestlusi. Mitte ainult nendega, kes teda toetavad, vaid neid, kes on väga kriitilised tema suhtes. Aga see süsteem ise on nagu näide sellest, et mis võiks ja mis peaks nagu juhtuma minu meelest ja ma olen sinuga ka selles osas nõus, et kogu see noorem seltskond, kes ilma mobiiltelefonit ei saa peldikus ka käia, nagu mina. Et see telefonis kuradi mingisuguse arvamuse väljendamine niimoodi, et see kuskile pärast väljendab, see on ju päris lootust. Ma tahaks natuke oponeerida, et samas on see nagu livetee ka, et nagu sa ütlesid, et tuleb teha mingi mõistlik kokkuvõte esiteks. Kui see igast asjast, kui sa kokkuvõte teed, siis mingi kontekst väheneb ja siis peab hoolitsema selle eest, et olulised asjad oleks kaetud. Ja see, miks sa selle kokkuvõtte niikuinii pead tegema, on see, et enamus inimesi on nii tüdinenud ja nad tunnevad ennast nii võimetud, et nad viitsigi kaasa rääkida. Me peame hakkama kuidagi kuskilt otsast inimesi saama õnge otsa, et kuule, rääkige kaasa. Ja selleks, et seda teha, peab see sisu olema kondentst väike, et see võtaks liiga palju aega. Sealt me peame alustama. Seal on veel rida probleeme, aga jällegi ma tulen selle juurde tagasi, et kui me proovi midagi uut, siis ei muutu midagi. Ja ma olen 100% olnud. Ja täna on minu meelest üksik kandidaadil saada Riigikokku on lihtsam kui kunagi varem. Sul on võimalik mõttetu raha eest osta endale Facebook, Instagram täis. Meie ainuke lootus on, et see inimene siis on tõetruu oma lubadustele, et ta reaalselt siis follow, need süsteemid on kontrollitud, süsteemid, security asjad, aga need on kõik asjad, mis on lahendatud. Me peame kuskilt alustama, meil on vaja inimest, kes võtaks kätte, läheks üksik kandidaat ja lubaks, et näe, siin on see süsteem, tulge osalege ja ma panen siia selle info, mida ma tean. Tõstan selle. Aga kui suur vahe on nagu üksik kandidaat, kas Riigikokku saab üldse üksik kandidaat kandideerida? Peame seda kontrollima, aga minu meelest saab. Aga seal on mingi, nagu ikka häälte lävend. Aga kas see nagu põhimõtteline küsimus, et kas nagu mingi erakonna tegemine versus üksikisiku tegemine, et kui suur see nagu vahe on? Või see on ka nagu selline asi, mis peab vaatama? Ma ei tea seda skeemi ja ma arvan, et see on üks nagu, see on lihtsalt juriidiline väljakutse, see on lihtsalt you have to do it. See on, lähed uurid välja, mis saab. Ja alati võib ju, kui need üksikkandidaate veel tuleb rida, nad võivad moodustada selle, sisuliselt nad ongi erakond, nad on rahvaerakond, ilma et neil oleks erakondlikku kuuluvust. Sest kui nad kõik hääletavad nii, nagu rahvas ütleb, siis nad ei pea, neil peagi, ainuke eelis on see, et erakonnad saavad riigilt mingid päris korraliku klotsi. Ja mis seal salata, kui sul on vaja mingit infosüsteemi üleval pidada, kus sa esindad oma neid asju ja kogud hääli ja siis kõik võtavad raha, sa ei saa seda teha. Ja ma ei ütle tingimata, et see, mis ma välja pakun, on nagu suure konfidentsiga, et see on hea idee. Ma ütlen seda, et kui me ei proovi, siis mitte midagi ei muutu. Ja oluline ükskõik, mis on parem kui paigal tammumine nagu. Mitte siis, kui sa oled siin nagu sina Jaan ei taha revolutsiooni. Sina Jaan ei taha revolutsiooni ka. Minu meelest I don't mind. Kaitsepolitsei, ma annan teile numbri, võtke ühendust. Kui tahate. Ei, ma loomulikult ei poolda ka revolutsiooni teed. Ma arvan, et nagu kõige suurem vahe on, et või mis nagu oleks, mis ma olen seda sama argumenti nagu mõelnud, et kui läheb nagu halvem, aga see läheb halvemaks sellepärast, et meie kõik koos tegime. Mitte sellepärast, et mingisugust käpiknukud kuradi seal Riigikogus otsustasid, et nii on parem, vaid me kõik otsustasime seda. No seal ühisotsustamisel on üks suur nagu mure ka ja ma arvan, et see Riigikogus ka suur probleem.
ja ma lähen ringile, on ju, et kui ma garaažis teen oma autot, ma teen mingi sitasti, siis mina vastutan selle sita eest. Ma pean ise korda tegema, selle parandama ära, sest ma kliendil lubasin mingi asja. Aga kui me räägime Riigikogust, siis jagatusvastutus tähendab seda, et kõik otsustavad, aga keegi ei vastuta. Jagatud vastutus tähendab seda, et keegi lõpuks ei vastuta. Ma nüüd ei ütle, et peaks olema relv kuklas kogu aeg, et kui valesti otsustad, laseme ära, on ju. Aga mingisugune tunnetuslik, mul on tunne, et teatud määral vastutustunne on see, mis paneb mind pingutama ekstra maili, mõtlema ekstra maili. Ja see nagu minu point on ka seal, et mille ma vist nagu korra tõin välja, et inimesed, kes on praegult tegemas otsuseid, nad ei tunne oma otsuste mõju oma nahal. Täpselt. See jääb neist nagu väljaspool. Ja isegi kui meie nagu kõik rahvana teeme mingisuguse vale otsuse, siis meie tunneme oma otsuse mõju iseenda nahal. Meie tegime selle otsuse ja meie saame sellest õppida ja meie saame muuta seda otsust ühel või teisel kombel. Praegult, et niimoodi, et keegi suvaliselt nagu otsustab midagi ja siis teeb. Mis tuletab meelde, et me tegelikult, mul oli nagu konkreetne küsimus enne, kui sa pissile jooksid. Mingi Citizen Ossi küsimus oli. Kas Citizen Oss on, kas ta on nagu vabavaraline, kas see on platvorm, mida inimesed saaksid downloadida enda serverisse? GitHubis olemas. On päriselt? Täis open source. Eraldi 2 projekti ongi organisatsioon, on GitHubis on Citizen Oss ja kui ma ei ole nüüd, ma ei tea, mitu aastat selle juures olnud. Ära andsin, siis oli 2 rakendust, oli API ja FE olid eraldi rakendused, sa võisid ükskõik mis frontend. API ja mis asi? API ja frontend olid eraldi nagu pakid. See on nagu põhimõtteliselt, kui nagu rahu. Nii, vabandust. Et kui nagu tavainimese keeles rääkida, kes on sisuliselt natuke nagu WordPressi installit. Ei, kui mina lõpetasin, siis selle installimine oli natuke keerulisem. Seal, kuna ma alguses tegin seda üksikarendajana, siis sa lõikad natuke nurki ja sul on vaja delivery't teha, siis sa nagu ei mõtle seda läbi, et on-premise installe niimoodi. Mingi hetk ma mõtlesin selle rohkem. See installeerimine ei ole võimatu, sest et kui Elurikkuse erakond pani selle, neil oli self-hosted. Nad hostisid ise. Ma ütlesin ennem, et tegid meie platvormil, siis tegelikult see oli self-hosted instance. See tuli vist üks küsimus ainult. Ehk siis see dokumentatsioon ja see algus oli piisav, et tõmmata see püsti. Mille üle ma olen rahul. Täna muidugi ideaalses maailmas kindlasti tööriistad see koodibaas, ma alustasin seda äkki juba 10 aastat tagasi. Selles mõttes legacy. Aga täna ju tegelikult peaks lihtsalt olema Docker konteenerid, Docker app ja kõik on tehniliselt lahendatav, aga see ei ole nii lihtne. Aga põhimõtteliselt peamine küsimus on vist ikkagi see, et see ei ole mitte kuskil mingisugune müstiline black box, vaid see on asi, mida open source midagi, mis saab. Askoja saab minna mu seda SQL päringut vaatama. Don't do it too hard. Teine on see, et ma otsin praegu IT valdkonnas tööd, siis see ei ole küll see koodibaas, mida vaadata minu nagu selline. Et seal. Kes häbelikuks läks? Kes see läks häbelikuks? Et seal on nii palju asju, mis on tänaseks aeg. Aga ei, tulge küsigi selle kohta. Aga seal, kas praegult nad ka arendavad seda? Või ei tea, ma vaatasin eile Citizen Ossi, see äpp on üleval ja website on üleval. Aga kui aktiivne see on. Ja ma sain aru, et seal oli nagu sellised eduelamusi oli ka selles, et kõige suurem meie klientide, kes kasutasid meie seda software as a service, tegelikult Indoneesia. Päriselt? Jaa, Indoneesias võttis see nagu kulu tuli, sest seal oli poliitiline seis õige. Ja seal oli, ma ei mäleta, kas see oli peaminister või keegi, kes ütles, et ma ei tea, ma ei ole pikalt jälginud, kas see oli populism, nad ütlesid, et ta kuulab. Ta on nõus sellega, ta kuulab. Et ta aktsepteerib Citizen Ossi kui platvormi, kus tehakse asja. Ja neil oli isegi digijalkina, neil oli soft autentimine oli täitsa okei, sest vaata, nii suured riigid, need võib-olla ei ole isikukoodigi neil seal kõigil. Ja siis päris paljud ei oska lugedagi. Ja, et nemad peamiselt kasutasid seda keskkonna teemadeks ja hästi palju prügimajanduse arutelu erinevates piirkondades. Ja siis ükskord oli eduelamus, et
et mingi vend kirjutab, et tal oli mingi selle platvormi kohta küsimus on ja mingi asja kohta, customer support'i. Ja kuidagi jõudis see minuni ja ma küsisin, et mida te teete, et mis see on, mida sa teed. Tuli välja, et ta kasutas Makedoonias seda oma skautide organisatsiooni juhtimiseks. Nagu olid mingid väiksed asjad, kus inimesed võtsid vedu, hakkasid, see asi nagu läks. Aga ma kaotsin, mul sai seal 6 aastat täis, tekkisid endal nagu eksistentsiaalsed kriisid ja siis mul tekkis 6 aastat nagu, et nagu ikka veel ei jookse ja siis nagu et ju siis ikka ei ole jaed või ju ikka ei lenda. Päeva lõpus ma arvan, et sellel ideel on jumet lihtsalt, seal on vaja nagu püsivat juhtkonda, kes kogu aeg seda lippu üleval hoiab täiskohaga. Sa mõtled selle rakenduse arendamisel? Üks on arendus, teine on lihtsalt, et seda ideoloogiat kanda. Minu meelest see palju ongi seda jama, et see rakendus roomus, keegi ei saa aru, mida see teeb nagu, või miks see hea on, et mis väljakutset te lahendate ja see feature set, et ma endiselt usun, et see ideel on jumet, ta on oluliselt parem kui paigal tammumine ja aga kas selle meie jutu põhjal, või siis ma ei oska nüüd öelda, kui põhjal, ma vist väga põhjalikult ei rääkinud, mingi üldjoontes seal mingi erakonna blablabla, et kas see on midagi, mis seal töötaks? Ma sain sinu jutust siiamaani ma olen aru saanud, et see põhimõtteliselt on teed erakonna, tõmbud alla selle Citizen OS-i platvormiks ja siis hakkad, seal on ju mingid autentimised ka nagu küljes juba. Või need on Smart ID-idega, mobiil-ID olid meil. Pangaliidised on eraldi ja? Meil pangaliidist ei ole, sest me maksed ei tee, me kasutame hard out'i, me pangaga ei saagi, sest me niikuinii tahame sul digialkirja saada, kui sa midagi allkirjastad. Aga sa saad valida, sa ei pea minema hard out'i peale, sa saad teha ükskõik mis algatuse, siis sa valid ära, milline, kui sa hääletuse püsti paned, sa valid ära, milline on selle autentimise. Aga sa ikkagi tahad inimest autentida, et selles mõttes, et kas seda autentimine läbi panga, kui keeruline seda on sinna külge panna? Ma saan aru, et nagu... Ma olen nüüd kaua eemal olnud, nad on kaua arenenud, et seda äkki nad on paremaks teinud, nad lubasid selle TypeScripti peale ümber visata ja kõik sihukest ägedad asju teha. Kui modulaarseks see osa tehti, ma toona kirjutasin selle ikka suhteliselt nagu Eestisse kinni selle mõtte. Mulle tundus see over-engineering, arvestades mis feature'id meil oli vaja teha, et see trade-off tundus mulle õige, et ma praegu ei tegele sellega, et on hullult plugistatav sellepärast, et aga seal on palju asju, mida ma tegin standardite järgi ka, näiteks need appidest tulevad activity feed'id, lihtne näide, et ma ikkagi tegin international standardi järgi selle, et tarbitavaks, kui keegi kasutab appit ja tahab oma frontend'i teha näiteks. Sa ei pea ropendama kogu aeg. Jah. Aga ei nagu, see on minu jaoks... ma mõtlen nagu põhimõtteliselt. Põhimõtteliselt Eestis ma ütleks, et sa võtad installid ja sul on olemas kõik need Smart ID, Hard Out, Soft Out. Aga Smart ID-d ja blablabla, need on ju ikkagi tasulised, ehk siis sinna läheb mingisugust investeerimist vaja. Seal oli mingid lepingud tuleb teha ja kaitsepolitseile tuleb anda andmebaasile otse access. Päriselt või? Ma teen nalja. Ei sellega. Kusjuures ma ei tea, kas see on nalja või mitte. Kusjuures siis, kui rahvaalgatust tegid, siis alguses meid üks riiklik organisatsioon ütles, et põhimõtteliselt tuli siuke kiri, et oi, me nüüd testime teid raisk. Praegu, et turvatest. Ja absoluutselt, kuna see on avalik huvi teatud määral ja õige. Minu meelest fine, testige. Mina ei tea, ma ei näinud ei logides midagi, aga ma ei tea, kas et siis testisid nii hästi, et ma ei saanud aru või käinud seal midagi, aga tuli kuri kiri, et me aasta jooksul teid vaatame kindlasti läbi. Kurid oli umbes siuke, et me näeme, et te üritate siin midagi nügida ja see on ilmselt läbi see, et rahvaalgatus oli seotud alguses, ma arvan, see tekitas suurema avaliku huvi. Seda ma tean, et rahvaalgatust küll põhjalikult testiti, et kui nad sinna uue koodibaasi peale läksid oma asja peale, seda testiti põhjalikult. Mis on fair play, see peab olema turvaline. Nojah, siuke pikas perspektiivis nagu vahet ei ole, et kui see on ka erakonna sisenesi, aga mille väljund on siis tegelikult seda suhteliselt nagu mõistlik on, et see on testitud. Ja ei, igal juhul ma ei näe pointi, sellepärast, et muidu erakonna siseselt tekib see, et keegi hakkab seal oma isiklikku arvamust
läbi mingite häkkide mõjutama, et see on see, mida me ei taha, on ju. Aga selliste lahenduste teoreetiliselt jällegi, ma ei tea, kui palju sa sellega nagu tuttav oled. Mingi hetk ma läksin isegi nii kaugele, et ma proovisin selle jällegi Guptaga ehk siis ChatGPT-ga puhtalt. Ma kutsun teda Guptaks isiksustatud, et kas selliste lahenduste teoreetiline viimine mingi blockchaini peale, kas ta on nagu põhimõtteliselt võimalik? Mõte, miks ma seda niipidi küsin, on see, et see oleks täiesti detsentraliseeritud, riigist sõltumatu ja sa ei saa serverit maha võtta, millega sa tapad põhimõtteliselt platvormi ära. Sellega on Skype'i laadne unkillable. Jah, siiamaani Max penetratable. Praegu kuskil 2010 kliendi püsti tõmbad, sa automaatselt oled supernode. aga teoreetiliselt kindlasti. Seda peab vist tahtigi rääkima. Blockchainiga tekib see, et kui me räägime reaalses elus, et viia kokku, siis meil on vaja ülemineku perioodi, me ei saa päris nagu, et nüüd me riiklikult enam inimesi ei tuvasta. Meil on blockchaini. Ei, meil on see tuvastus tuleb niikuinii teha kliendis sees. Et lihtsalt, et tõde modida ei saaks. See oli meil lahendatud niimoodi, et kõik allkirjastasid sama digidokumenti, mis tähendab seda, et allkirjad stackiti üksteise otsa. Järgmine allkirjastas seisevene allkirja ka sinna sisse. Sa ei saanud seda ahelat tegelikult enam broke'ida. Kui me usaldame Eesti digiallkirja, siis meil oli süsteem, kus sa ei saanud seda. Ja siis teine variant oli teha niimoodi, et kuna see kukub flat sellepärast, et kui väga palju inimesi korraga allkirjastab, siis sa üritad, seal tekib bottleneck sellega, et sa üritad sama dokumenti modida. Siis me tegime niimoodi, et sul on, ma tegin ise sellise dokumendi formaadi, kus on niimoodi, et sul on, ja seda formaati oli vaja, see oli zip-file, ainult selle pärast, et sealt oli vaja masin loetavat lihtsalt metadatat, et Riigikogu poolel infosüsteemi peaks protsessima. Aga idee oli selles, et selle iga vend allkirjastas ju selle metadata, mis ma panin sinna. Lihtsalt, et infosüsteemi lihtsam oleks. Ja teine oli jälgitavus, et viia meie süsteem ja et oleks see, ma ei tea, umbes thread ID ja user ID oleks see sees, on ju. Et viia meie süsteemi kokku. Ja jälgitus oli puhtalt selleks, et debugimise jaoks minust võib selle ära võtta, sest digiallkiri on niikuinii isikustatud. Ja idee on ju seda allkirjastad selle sama dokumendi teksti ära. Ja kui Riigikogu saab see need 30 000 allkirja, 30 000 allkirjastatud asikeed, siis ei ole keeruline skriptiga sisse vaadata, et kõikide failide hash on sama, mis see raw dokument selles konteineris. Sa pead ju ainult hashi kontrollima. See on nagu see, et CRC on Unixi package'itel asja. Ehk siis sa tegelikult, sa ei pidanud isegi sama dokumenti allkirjastamist äkis. Sest kui me usaldame digiallkirja sellise kujul nagu praegu on ja riik usaldab seda, siis see on good enough. Meil ei ole blockchaini vaja. Ja see oli naljakas. Meil oli Cities on Ossil oli siuke asi nagu Koskon, kus kutsuti vabaühendused kokku. Eestis me rääkisime sellest teemast ja räägiti demokraatiast ja siukestest otsedemokraatia teemast. Ja just blockchain oli väga hot. Siis ma istusin seal paneeli ja ma ootasin, kuni esimene vend tõuseb püsti ja ütleb, et aga miks te blockchaini ei tee? Ja minu vastus talle oli, ja oli see mees seal saalis, ma ütlesin talle, ütle mulle, mis probleemi me lahendame, mida me ei saa lahendada odavamalt, lihtsamalt. Ütle mulle, mis probleemi me lahendame. Probleem on see, et sul ei ole minu väikene arusaam nagu sellest, kuidas see töötab või kuidas seda saaks teoreetiliselt nagu rakendada, on see, et sul ei ole võimalik seda killida ühe serveri või 2 serveri maha võtmisega. Jah, nõus. See on parem kui see tsentraliseeritud digiallus. Absoluutselt nõus. Selles mõttes see on nagu ainuke põhjus ja võib-olla kõige suurem nagu väärtus. Seal on omad nagu probleemid, bottleneckid ja bla, on ju. Aga nagu minu meelest see kõige suurem probleem on selliste asjadega on natuke nagu Skype'iga, et kui sa tahad, et see on grassroots movement, on ju. Ja kui sul tekib, ja ma tegelikult mingis mõttes
arvan, et kui sa räägid nagu vana süsteemi asendamisest uuega, ärme ütle sõna lammutamist, aga kui sa pakud alternatiivi olemasolevale süsteemi, kus on nagu ropult palju huvisid sees, aastas jagatakse 19 miljonit euri erakondade toetamiseks. Kujutad sa ette, et nad kõik jäävad sellest ilma järsku. Kui sa räägid erakondade nagu lahti, see ei tööta. Ja igasugune selle rikkuse erakonna Lauri nagu mainis ka, et sel hetkel, kui nad tulid natuke sellise jutuga, et nad tahavad natuke siukest otsedemokraatiat ja bla, laks tuli neile peale. Ei muidugi, vastusurve on kõva. Ja seepärast, kui me räägime sellisest nagu et miks see asi peaks olema vastupidav ka sellest vaatevinklist, kui hetkel olev võimul erakond või grupp inimesi, ma ei ütle, et see on riik, ma ütlen konkreetselt, et need on mingid konkreetsed inimesed, kes on sellele vastu, et neil ei oleks võimalust sellele vastu töötada. Absoluutselt õige. Nii nagu Skype'iga sai Hiinas päris pikalt helistada. Jah. Me vahetame, see tehniliselt jällegi mõtet, see on arhitekti üles. Me on kütsi ja kutse, küt, kus sa oled. Aga ideelist on lihtne ju, et kui me teeme niimoodi, et igaks hääletamiseks me audendime sind, et sa saaksid sinna blockchaini oma hääle kanda, kasutame näiteks Smart ID-d, siis Smart ID on ikkagi bottleneck. Kui see maha tõmmatakse, siis ikka on piiratud. Aga me saame teha identiteedi vahetuse. Ehk siis suvalisel hetkel inimesed teevad endale konto ja siis me anname sulle sinu selle privaatvõtme või public võtme paari genereerima, millega sa siis hiljem tegutsed. Võt siis sa enam ei saa, siis võid oma Unixi terminalist hääletada kõiki asju, ilma et sa suhtleks ühegi selle tsentraliseeritud süsteemiga. Siis me anname sulle justkui nagu, võtame sult isikukoodi ja see sama, mida teevad ju kõik need täna need coin exchange'id. Regulaatorid tõmbasid mütsi pähe ja ütlesid, et kõik walletid peavad olema isikustatud. Põhimõtteliselt see, mis nad teevad, logid sisse ja teevad sulle need võtmepaarid. Ja ma olen nõus, see blockchainis on jumet. Selle koha peal. Ma arvan, et see on, ma ei ole spetsialist blockchainis, aga ma näen see koht. Muidu blockchainiga fun fact, kui ma uurisin seda e-hääletussüsteemi natuke, et kuidas see töötab. Ma üritasin natuke nissi võtta või vaadata, et kuidas tehakse usaldusväärseid hääletusi. Üks oli avalik dokk, oli siis Eesti e-hääletussüsteem. Enne kui üldse blockchain kõvaks läks, tegelikult sama ideoloogiat kasutasid nad e-hääletussüsteemi logide haldamiseks. Ka krüptiti täpselt sama ideoloogia. Satoshi polnud lihtsalt veel midagi avaldanud. Aga keegi ei teinud sellest numbrist, sest see tegelikult see ideoloogia on nii loogiline. Lihtsalt Satoshi pani selle teise konteksti ja kasutas see teistmoodi. Ja et veel suuremale ringile minna, siis mis on Wise? Sa oled mõelnud, mis Wise on tegelikult või? Mul absoluutselt puudub tehniliselt, mis neil Wise on üks ühele sama asi, mida Skype tegi. Indrikus võttis kätte ja tõstis Skype'i idee õigesse konteksti ja see on väga nutikas. Indrikus on absoluutselt väga tark mees. Skype, mis tegi, võttis telefonikõne kohalikus võrgus, tõstis tasuta internetivõrku, sõitsime jänest. Wise teeb täpselt sama asja. Ja miks mitte? Ja ma ei taha kellegi midagi ära võtta. See ongi. Nutikus ongi see, kui sa näed õiget asja õiges kohas. Ehk siis Satoshi tegi sama, ta nägi blockchaini lihtsalt õiget ja detsentraliseeritud hääletamine. Ma näen, smart contractid asjad. Kas ma olen spetsialist selles? Küt kindlasti on, mina ei ole. Küt oli väga tagasi öeldi. Andres, mida sa arvad otse? I'm too stupid. Siin on võib-olla see ülekvalifitseerimise. Ma loodan, et Andres vaatab seda podcasti. Ma vaatasin seda Andrese podcasti ja mõtlesin, et Andres kuidagi väga ettevaatlikult hiilib mööda sellest otsedemokraatiast ja neist küsimustest. Ja ta ütleb, et tema standardvastus on, või mul jäi see mulje on see, et see on nii komplitseeritud küsimused. Ma alguses mõtlesin, et poliitiku jutt on, et natuke hiilib siin. Aga reaalsus on see, et kui Teo oleks hakanud Andresega rääkima sellest, siis Andres oleks saanud sinna meeletult panustada, tal on seda kapatsiteeti, tal on kogemus ja tal on õigus, see ongi komplitseeritud.
seda ei jõua mitte kuidagi tunni ajaga läbi, seda ei jõua kuidagi 2 tunniga läbi, sellest jääb 3 tunnist aega. Ehk siis ma tahan öelda, et Andres ei ole mitte poliitik, vaid Andres teadis väga selgelt, kuhu tasub skoopia piir tõmmata selleks, et asjad lõhki, sest ta on arhitekt. Võib-olla ja osaliselt ma arvan, see on ka see täpselt küsimus, et vahepeal peab mingi et kui sa tead teemast väga palju, siis sa näedki seda väga-väga komplitseerituna ja siis on sul väga keeruline ennast sealt et let's do it, sa tead, kui palju seal nagu hirme on ja probleeme ja see on igas asjas, millega ma olen tegelenud, et näiteks 100%. Droonidega on näiteks täpselt niimoodi, et mingi, mis droon on kõige parem ja siis sul on nagu mingid checkbookid nagu see, kui palju küsimusi mõjutavad sinu vastust. Et seal nagu on lihtsalt nii palju seda all nagu datat, mida nagu inimene, kes ei tegele asjaga, ei tea, et tal tundub liiga keeruline, aga minu meelest see pole üldse paha idee, et lollid alustavad ja targad kannatavad. Ei, see kõige raskem koht ongi alati ju, ma olen kõigis asjades tähele pannud ka, et üks kutsehaigus, mis mul tekkis näiteks sellest Java programmeerimisest, nagu ma selgelt nägin seda, et see muutis mind, on see, et see on nagu Java on nagu hästi mature keel, seal on hästi abstraheeritud ja see kogu see ideoloogia, mida sulle õpetatakse ka Java programmeerima, eks meil on nagu ongi modulaarsus ja arhitektuur, et on kõik on flexible ja kõik. Aga mis see tekitab on see, et sa hakkad over-engineeriks. Sa mõtled kõik asjad suuremaks, kui nad on. Ja siis sa mõtled, kui palju probleemi sul on. Ja siis istud selle mõtled, siis kui palju probleemi. Me istume siin praegu selle parlamentaarse demokraatiat. Seal on nii palju probleeme, et kui me hakkame seda muutma, see on nii suur probleem. On ju. Aga päeva lõpus tegelikult tuleks siis pihta hakata. Ja ma ei taha öelda, et sa oled sinisilmne ja sa ignoreerid probleemiga. Tähtis on see, et sa hakkad kuskilt minema ja siis tegeled selle probleemi, kui see on aktuaalne. Mitte jätta selle pärast tegema, et sa näed, et seal ja paljud probleemid ma progemises nägin ka. Tegelikult ei ole probleemid. Kõige standardsem näide on alati on see kuum sõna on dependency injection, et sa saad vahetada, ma ei tea, andmebaasi mootorit taga, kõik kasutavad vormi. Kuule, come on, mitut projektid olete kirjutanud, kus võeti kätte ja lihtsalt vahetati, ma ei tea, Postgres MySQL-i vastu või midagi. Jah, ma olen näinud projekte, kus testid jooksevad nii, et on kohalik memory andmebaas vahetatakse Postgresi vastu. Aga minu jaoks on täiesti mõttetud testid sellepärast, et sa tegelikult ei testi ju full flow'd integratsiooni. Et kui raske sul on lihtsalt jooksutada testidega Postgresi baasi ka. Et tegelikult paberil väga cool asi, idee väga hea, aga öelge mulle päriselt, olge nüüd ausad, et te kirjutasite selle ühe dependency sinna injectioni faili ära ja te kunagi seda ei puudnud enam. Te valmistate asjadeks, mida kunagi ei kasutata. Ma olen nõus sinuga. Kuidas me nüüd selle kokku tõmbame? Ma arvan, et mul tekkis päris palju häid ideid ja tarkust. No mul on nagu, mida ma tahan öelda on see, et mul on mingi mõtted, mul on mingi kogemus selles valdkonnas. Ma ei ole mingi poliitteadlane, ma olen lihtsalt teinud seda IT-süsteemi näinud kõrvalt ja targad inimesed on rääkinud, mis väljakutsed on ja kuidas maailm töötab. Ja ma ei kindlasti kandideeri pühale tõele. Asjad, mida ma võin öelda siin, mul ongi oma mull, oma kontekst on, ja ongi hea. Keegi kirjutab sinna lõpuks sellesse, ma ei tea, Krooniale sinna video alla, et Mikk selles ikka eksis rõvedalt, et ta on ikka suht loll on ju. Ja nii kaua, kui ta kirjutab, et Mikk on loll ja idioot on ju, ja siis kirjutab selle pärast, et siis on kõik hästi. Siis on kõik hästi, kui teatab selle pärast ette ära, siis see ei olnud kummagile kasu. Sul ei olnud kasu, et sa kirjutasid selle, mul ei olnud kasu, sellepärast kirjutasid. Et ma arvan, et selleks, et midagi toimuks, peabki toimuma mingi nagu arutelu, mingi infovahetus ja päeva lõpus ega midagi ei toimu, me võime rääkida palju me tahame. Kui keegi kuskilt nurgast tegema ei hakka, siis ei juhtu ka mitte midagi. Meil on vaja ühte inimest või gruppi inimest, kes võtab seda südames, hakkab jooksutama seda ja päriselt hoolib sellest. Seda ei saa teha, see on nii kompleksne, sa ei saa seda poole kohaga teha või poole vinnaga, see peab olema reaalselt. Ja mina olen nagu selles suhtes allaandja, et see on asi, mis ma näen, et
ma ei viitsi jageleda nende viitsi võidelda, minu asi pole mingit sotsiaalmeedia kampaaniaid teha. Ma lihtsalt ei jaksa. Minu kõige õnnelikum koht on üksi pimendas garaažis ja ainuke asi, mis nägu valgustab, on tiikkeevituse leek. Või siis mina üksi arvuti taga kodus ja arendan mingit IT-süsteemi, millesse ma usun. Ma ei näe, kuidas minus ei ole seda materjalina. Millist? No, see ei ole proovinud. Ma olen alati öelnud ka, mul on kunagi läks küsimus, kuidas mu ekstreemspordi jalad üles korjasin. Ma olen väga kehv initsiaator, aga ma olen väga okei follower. Kõik alad on tulnud niimoodi. Martti Ilves tuleb minu juurde ja ütleb, et kuule, lähme sõidame lumelauda. Ma ütlen, ma ei sõida lumelauda. No ei tule, proovi. Ja siis see lõpeb sellega, et nüüd ma sõidan lumelauda juba, ma ei tea, alates 2007. See väga meeldib. Lähme sõidan veelauda. Ei, veelauda ei sobi kellegi, see on märg ja külm on. Ja nüüd ma sõidan veelauda mingi 7 aastat. Et selles suhtes, et kui keegi seda rongi veab, fine, ma olen päris okei follower. Aga ma ei ole kunagi see, kes midagi seal läheb hirmsasti sotsiaalselt käima tõmbama, midagi algatama. No põhimõtteliselt ma arvan, et me võiksime proovida. Sa oled tegelikult vist teine või kolmas inimene, kellele ma olen võrdlemisi põhjalikult oma selle arusaama nagu rääkinud. No sul on see, sa näitasid mulle sul on Drive'is see riigikorra kukutamise dokumentatsioon, põhjalik plaan koos joonistega. et ma olen päris kindel, et su nimi on juba kuskil punase pinniga ja see pilt on seal kuskil. Ja kui sinna juurde panna veel see, et ma olen väga valjuhäälne nagu patsifist ja nagu sõjavastane on nagu väga, väga tagasihoidlikult löödud see koht. Siis ma arvan, et neid kohti, kus nimi on, võib-olla ta on. Et millegi pärast on meil see probleem, et sõjavastasus on koheselt automaatselt tembeldatav ühe teise poolsusega, et see on nagu absurd minu vaatevinklist. See on suur probleem jah, et kui sa ei ole meie poolt, siis sa oled vastu. No ja täpselt, et see on nagu ja see, et mingid asjad nagu ma olen reaalselt inimesed on nagu öelnud ja see on minu jaoks nagu nii nagu ühest küljest on see õppekoht, teisest küljest on see nagu häiriv. Et inimesed, kes muidu on minu meelest olnud nagu intelligentsed ja mõistlikud, nagu selle pealt, mis ma arvan, võib-olla väljendan ühel või teisel viisil nagu selle kohta, kuidas meie riigis, minu kodumaal nagu asjad käivad ja millega ma ei ole rahul, selle pealt teha nagu kerge hüpe, et ma olen nagu mingi kuradi idataguse nagu poliitikat pooldaja. Et how in the fuck nagu. Et see, et mulle läheb nagu korda see, kuidas meil kodus asjad käivad ja kuidas võiks nagu paremini käia, et nagu kuidas sa saad sellest teha nagu siukse hüppe, et sa nagu kas sa toetad mingi Ukraina nagu invasioon nagu for fuck's sake nagu. No see on selles. Ja see nagu, ma saan aru, kui mingi täiesti inimene, kes mind võib-olla ei tunne või üldse ei tunne või ma saan aru, et sealt võib olla tõesti, kui sa üldse ei mõtle ja sa lähed nagu selle, vaata, kuidas meie aju töötab välja või töötab, on see, et meil kujunevad välja väga selged mustrid, et inimene reeglina ei analüüsi kogu pilti, vaid ta näeb mingi 3 märksõna ja siis ta käivitub mingisugune nagu võrgustik ja siis ta kohe teeb järelduse. Et evolutsiooniliselt on see täiesti arusaadav, kuidas aju töötas, et selle asemel, et analüüsida, et kas see krõksoksal seal midagi oli või ei olnud, et kas praegult on ohutu või mitte, vaid see nagu, ma ei tea, kas sul on, minul on näiteks siiamaani, et kui ma olen nagu metsas ja sa kuuled midagi kuskil oli, karvad tõusevad vaikselt nagu püsti, see on nagu loomal on selline, see on nagu lihtsalt trigerdub see. Ja kõige muuga nagu sotsiaalsetes interaktsioonides on see, et kui inimene on nagu suhelnud mingisuguste, ma ei tea, mingi sõjapooldajatega, siis võib-olla tal tõesti nagu käivitub see
see kuradi ring ajus nagu selle peale, et kui sa ütlesid midagi nagu minu kohta või ma ei tea, millegi kohta nagu halvasti, on ju, siis järelikult sa oled nagu sealt poolt. Ja seda on praktiliselt võimatu vist nagu murd. Seal on hea raamat on selle kohta, kuidas inimesed mõtlevad, on üks kiire ja aeglane mõtlemine. Soovitan seda. Ja truth be told, ma ei ole ise lugenud seda. Mul ema loeb hästi palju. Ja ema aeg-ajalt tsiteerib seda. Ja me oleme tegelikult ahvid päeva lõpuks kõik. Ja nagu sa ütled, me selleks, et üldse toimida, me peamegi tegema mingeid lihtsustusi ja me teemegi kiiret otsustus. Ja see on see, mida minu lemmikud, need agressiivse müügi inimesed kõik ära kasutavad. Et kui te lähete sinna kaubanduskeskusse, näete seda K3 või LHV-d või mida iganes te näete, siis mõelge selle peale. Need inimesed on tegelikult seal, et teid ära kasutada, teie nõrkushetke ja seal ei ole midagi pistmist, et nad tahavad sulle anda paremat. Ükski ettevõte ei tule eraisikule tegema teeneid, vaid see on puhas kasumi asi. Ja miks nad seda teevad seal kaubanduskeskus, nad mängivad sellele, et sul on kiire, sul on see otsustusvõime on nagu piiratud. Sa ei analüüsi kõike ja sa teedki selle kiire otsuse, selle peale nad mängivadki. Ja siis sa oled viisakas ja ei saada perse lihtsalt. Ja no ma üritan olla nagu selles suhtes, et inimesed üritavad oma tööd teha, et ma üritan ikkagi viisakalt ära öelda, et pole mõtet nagu seal pautada, aga päeva lõpus andke endale aru, et teid kasutatakse ära, teie olukorda kasutatakse ära, millest parasjagu oled. Pole mõtet neil. Jälle mingi ärimudeli propageerimine. Ei, ma ei propageeri, minu meelest see on väga nagu ebaeetiline ja vastik nagu. Selles suhtes, et ma ei pea pensionifondi valima kaubanduskeskus. No, olge nüüd viisakad. Kui me räägime pikaajalisest finantsmõtlemist, siis see ei ole see koht. Olgugi, et LHV vist oli oma tipus oma asjadega, oleks saanud pihta küll, aga see ei ole ju see koht, kus sa otsustad. Ja, aga see on juba hoopis teise podcasti teema. Praegult me otsustasime, et Mikk läheb praegult koju, võtab arvuti välja, teeb uue erakonna. Miku rikkus erakond. Miku rikkus. ei. Miku. Nagu eesnimi. Mikk. Sest et meil on vaja ju liidriks peab olema, ma ei kõlba sinna, sest ma public media president, ma pean suutma teha neid plaksuga kätte kõverdusi selleks, et olla relevantne. Ma absoluutselt ei nõustu sellega. See on eraldi asi, mis on minu eest. Sa ei pea. Mitte midagi ei pea. Ei, minu vanuses mees peab suutma plaksu kätte kõverdusi teha. Eriti Europarlamendis sa pead suutma. Aga kui sul oleks ainult üks käsi, kas sa oled siis selle võrra halvem inimene? No võt, nüüd sa tood need äärmused mängu. Ärme keskendu äärmustele. Aitäh. Aitäh. Kui keegi vaatas lõpuni. Teile ka kõike head. Homme tõuseb ka päike või? Kindlasti.